Tere hommikust kõigile! Ma loodan, et nüüd jõudsid need ka kohale, kes käisid endale kohvi võtmas ja ma loodan, et sul on praegu ennast olnud aega mõnusalt sisse seada. Meil on 3. turismiettevõtete ärimudeli teemaline webinar täna. Et kes on olnud eelmistel kordadel osalemas, see teab, et esimene kord rääkisime ärimudeli metoodikast. Teine kord rääkisime Soome turust spetsiifiliselt ja lisaks on siis täna selline teema, millest ma arvan ei ole lihtsalt võimalik mööda vaadata, kui mõelda oma ärimudeli uuendamise peale. Ehk et tehnoloogia. Tehnoloogia, kui sa hakkad tagasi mõtlema, on kogu turismisektorit ju väga palju muutnud. Et ütleme kas või sellised nimed, kui ma ei tea, Booking või Airbnb või ka lihtsalt Instagram, Facebook ja igaüks võib seda nimekirja ise jätkata, eks. Et need on sellised asjad, mis sageli on kuskil, ütleme, turunduse ja müügi poole peal ja mis kohe tulevad pähe. Ja siis kuskil on mingi teine kiht tehnoloogia arenguid. Ma ütleks, et näiteks, ma ei tea, kas või need videokõned, mis praegu väga buumivad või digiallkiri, eks, et mingisugused asjad, mis toimuvad kuskil hoopis mujal, aga kas suurendavad või vähendavad inimeste tööalast reisimist, eks ju, tööturismi kontekstis. Ja võt neid teemasid me täna siis plaanime järgmise 1,5 tunni jooksul lahata. Enne kui sinna teemade juurde läheme, selline kõige igavam osa meie tänasest ka, ehk et teil praegu kõigil mikrofonid kinni, ma arvan, et see on kõikide teiste suhtes hästi lugupidav ja tore. Küsimused, nii nagu ka eelmistel kordadel, kirjutage chati, me jätame lõpus aega, et nendele vastata. Ja kui sulle vahepeal tundub, et sinu ühendusega on midagi kehvasti või et kuidagi pilt ja heli hakkab hakkima, siis üleval ekraani ääres on sul üks Reconnecti nupp, et see on just nendeks olukordadeks. Ja üks asi veel nende varasemate toimunud webinaride kohta, et need on Puhka Eestis lehel seal professionaalide sektsioonis järelvaatamiseks olemas, nii et üks asi, mis ma ka soovitaks, et kui sa tänast juttu kuulad, et siis kui me esimene kord rääkisime ärimudeli juures ka väliskeskkonnast, siis meil oli see väliskeskkonna lõuend ja seal oli kohe eraldi üks tehnoloogia kast, eks, et võt sellest kastist me täna räägimegi. Ja võib-olla see lõuend üldse on hea ja mõistlik sul silme alla võtta. Aga me oleme kutsunud sellel teemal rääkima ühe väga ägeda inimese, ehk et Geenius Meedia asutaja ja juht ja mina ütleks, et tehnoloogia ekspert, et ma arvan, et kui öelda inimestele, et öelge üks tehnoloogia ekspert, et siis tõenäoliselt Henrik on üks nendest nimedest, mis meelde tuleb. Ehk et Henrik Roonemaa on meie tänane peavedaja sellel teemal. Et Henrik, ole hea, ma annan sõna sulle. Ja tere, ma vist ilmusin siia maagiliselt praegu välja, mul on tunne. Ja, suurepäraselt oled olemas. Väga tere. Tere hommikust siis minu poolt ka kõigile. See webinari, ma olen labadel küll esinenud, nii et vähe pole. Ja saali ma ei karda, aga webinariga on natuke teistmoodi lugu, sest saali asemel on mu enda isiklik tuba siin ja teid on küll palju, mis on väga tore. Kui me alustame sellest pollist, mis on püsti pandud, kas tunned ennast uute tehnoloogiatega mugavalt, siis minu tänase päeva, võib-olla isegi selle aasta kõige suurem üllatus on see, et 40% inimestest ütleb, et jah, tunnen küll mugavalt. Ma ei ole nii suuri numbreid sarnastes pollides mitte kunagi varem näinud. Ja see paneb mulle sellise suure koormuse kindlasti ette, et 40% inimesi juba, nüüd on 39, et inimesed muudavad vastuseid. Et kui nii palju inimesi tunneb ennast mugavalt, siis väga tore. Mina tunnen kohati mugavalt, kohati mitte. Aga hea meil on näha, et 56% inimesi ütleb, et on põnev, aga natuke pelgan. Nüüd katsume täna siis törtsu seda tehnoloogia juttu siin kuidagi rääkida ja vaadata sisse sellesse, et kuidas mina näen sellist tehnoloogia ja turisminduse sellist ühenduspunkti. Kui ma lähen siit
oma slaidi juurde, tere slaid on ka olemas. Ma olen siia kirjutanud suurelt tere ja sinna alla, et ma ei oska teid õpetada, kuidas te peaksite oma hotelli juhtima. Ja see on tõsi, sest alati, kui mind kutsutakse rääkima tehnoloogiast kindlale sellisele valdkonnale, ma ei tea, mind on kutsunud arstid ja personalijuhid ja ma ei tea, mäetööstus ja väga erinevad valdkonnad, siis ma pean alati alustama sellest, et ma tean üht-teist tehnoloogiast, aga ma tean ülivähe sellest, kuidas teie oma äri teete. Ja ma tean ainult kliendi poole pealt ju seda, et mida tähendab hotell või mida tähendab turismitalu või mida tähendab meelelahutuse pakkumine turistile. Et ma kindlasti katsun täna vältida seda, et ma hakkan teile õpetama, et võt tehke nii, täpselt nii ja minge sinna veebilehele ja laadige see tarkvara ja võt siis võtke see niimoodi kasutusele ja vajutage sinna nupule. Et see ei ole minu eesmärk täna sugugi ja ei saagi olla. Ma loodan, et te saate tänasest esitlusest ideid, võib-olla inspiratsiooni, asju, mida teha võib-olla teistmoodi, kui te olete ise harjunud ja kindlasti ka asju, mida mitte teha, sest ma täna räägin päris palju ka sellest, kuidas tehnoloogia on lõks ja nii edasi. Et ma olen tänase oma esitluse jaganud 4. Ma teen alguseks ülevaate sellest, et milline see selline maailma tehnoloogiline hetke olukord praegu üldse on. Siis me räägime natukene sellest, et kuidas tehnoloogia ja see pagana koroonaviiruse kriis kokku on muutnud või muutmas teatud selliseid ärimudelisid või lähenemisi või inimeste ootusi teie sektorile. Siis ma räägin sellest, kuidas seda tehnoloogiat ikkagi sinna võiks siis sisse põimida, mis on need asjad, mida võiks kasutada, mis on need asjad, mida võib-olla mitte kasutada, kus on lõksud, kus on ohud ja kuidas üldse mõelda selle tehnoloogia rakendamisele oma sektoris. Ja lõpuks ma tahan natuke rääkida ka turunduse poolest, sellepärast, et ilma selleta ei saa ja nii nagu ka EAS inimesed mulle ütlesid ja kõik inimesed, kellega ma olen siin viimaste päevade jooksul antud esitlust tehes konsulteerinud, kõik ütlesid mulle, et vähemasti see suvi tuleb turismisektoris Eestis hästi teistsugune, tuleb teistsugune klient, kes tahab teistsugust teenust ja üldse kõik on teistmoodi. Nii et kuidas võib-olla siis minusugust klienti üles leida ja mind oma juurde saada, sellest ma räägin. Nüüd selle olukorra teeb üsna keeruliseks minu jaoks, võib-olla ma juba ütlesin seda, aga kindlasti see, et te olete hästi erinevad. Ma vaatan siit osalejate listi, ma näen siin inimesi, kelle meiliaadressid viitavad suurtele hotellidele, võib-olla isegi hotellikettidele. Ma näen siin inimesi, kes on kohalikest omavalitsustest, väikestest turismi, ma ei tea, taludest ja asutustest, nii et te olete hästi erinevad ja tehnoloogiaga on see, et kui ma nüüd siin oma esitluses hakkan rääkima, et tehke nii või ärge tehke nii, et see ei tähenda, et see on absoluutne, et see ei tähenda, et see on 100%. Mingid asjad, mida ma võin soovitada väiksele tegijale, kindlasti ei sobi hotellile või hotelliketile ja mingid asjad, kus ma ütlen, et ärge jumala eest seda tehke, ärge jumala eest hakake sellele raha kulutama, siis võib-olla suurem firma just peaks sellele raha kulutama. Nii et seda saate siis vaadata ise, et mis teile antud sellest asjast siin sobib ja mis ei sobi. Ja lõpus on aega küsimusteks, mul oleks hea meel tõesti, kui tuleb palju küsimusi ja ma teen oma parima, et neile vastata. Aga hakkame siis peale ja ma räägiks algatuseks olukorrast maailmas. Ja ma tavaliselt räägin, kui ma selliseid esitlusi teen, esimese peatüki, sellepärast, et nagu Indrek alguses ütles, et ilma tehnoloogiata ju ei saa ja see on iseenesest mõistetav, et meil on see tehnoloogia kuidagi kogu aeg meie ümber ja me justkui nagu teame ja oleme sellega nii harjunud ja võtame seda iseenesest mõistetavalt, aga see tegelikult ei pea nii olema. Ja see tegelikult tasub teha aegalt selline paus, vaadata tagasi ja näha seda sellist nagu suuremat pilti, et aga kuidas me ikkagi selle tehnoloogiaga nüüd harjunud olema ja kui suurt rolli tehnoloogia meie elus tegelikult iga päev mängib. Nii et ma sellest alustan ja no üks asi, üks aeg, kuhu võib tagasi minna, kui seda vestlust alustada, on sajandivahetus. Ehk siis kui 1999 lõppes, algas 2000, kindlasti on siin inimesi, kes seda mäletavad, seda ajaloolist hetke, kes mäletavad, kus nad olid, mis nad tegid. Ja kindlasti on siin inimesi, kellele võib-olla see ei tundu nii ultra ammu, et see ei tundu, nagu see oleks olnud eelmisel sajandil.
aga tegelikult, kui nüüd mõtlema hakata tehnoloogilisest lähtepunktist, siis peaaegu mitte midagi sellest, mida me täna kasutame ja nimetame tehnoloogiaks, sellel hetkel, kui see sajandvahetus ei olnud olemas. Kõik on muutunud selle 20 aastaga. Meil ei olnud Google'id ja Facebook'e ja nutitelefone ja sisuliselt ei olnud digikaameraid, sisuliselt ei olnud online uudiseid isegi sellisel kujul, kindlasti mitte. Ja ka suurem osa sellest, mis teie valdkonda puudutab, igasugusest turismindusest ja reisimisest ja teenuste ostmisest ja otsimisest üle interneti oli täiesti puudu. Seda ei olnud olemas. Ja see oli kõigest 20 aastat tagasi. Ja tegelikult see oli selline esimene murranguline hetk, kus me tegelikult võiksime tagasi vaadata ja mõelda, et 20 aastaga on maailm totaalselt muutunud. Aga see ei ole ainult nii, vaid selle 20 aastaga on maailm totaalselt muutunud 2 korda. Ja see esimene muutus tõesti tuli umbes sel sajandi vahetusel, kui oli see esimene .com'i buum, aga teine tuli aastal 2007. Ja see hetk on mul sinna ilusti pildile püütud. See oli see hetk, kui Apple'i juht Steve Jobs läks lavale San Franciscos, kui mälu ei peta, ja kuulutas välja esimese iPhone'i. See oli siis tänaseks 13 aastat tagasi ja see oli see hetk, kus tegelikult keegi nagu eriti ei uskunud, et sellest iPhone'ist võiks üldse midagi saada. Apple, iPhone, ütleme, telefonitootjaid oli maailmas mitu. Suured tootjad olid Nokia, Ericsson, hiljem Sony Ericsson ja terve hulk Aasia tootjaid. Inimestel olid telefonid, need töötasid. Tegelikult olid olemas ka juba päris mõnda aega olnud nii-öelda nutitelefonid, ka puuteekraanidega. Nokial oli kommunikaator, Ericssonil olid oma telefonid. Ja ka keegi otseselt nagu ei osanud oodata. Ei osanud tegelikult unistada sellest, et tuleb mingisugune Steve Jobs ja tuleb mingi iPhone ja võt, et siis mis sellest kõigest saab. Ja kui võeti kommentaare pärast seda Steve Jobsi esitlust, kus ta näitas seda iPhone'i, siis telefonid, vanad sellised telefonitöösturid olid väga üleolevad ja skeptiliselt meelestatud. Et see on kallis, ma ei tea, see on aeglane, sellega ei saa midagi teha, see on nii suur, see on nii õrn, kukub maha. Apple on tegelikult üks pisikene arvutifirma, mida ta tol ajal ka oli. Et kindlasti, valitsev meelsus oli see, et kindlasti see toode kukub läbi ja seda sellisel kujul üldse pole vaja ja mingu ta parem oma iPhone'iga tagasi sinna, kus ta tuli. Aga mis tegelikult juhtus, oli see, et see esimene iPhone tõesti ei lennanud niimoodi, nagu me võib-olla arvame, et nagu me täna oleme harjunud, et nutitelefonid lendavad. Aga need tehti veel ja veel ja veel ja üsna pea me hakkasime nägema, siin on graafik teil Apple'i käibega ja ma nüüd ei tea kahjuks, kas te minu hiirt siin graafiku peal näete või näed, kui ma sellega vehin. Aga see on Apple'i aastakäive miljardites dollarites ja kui te näete, siis ta on enam-vähem stabiilne olnud seal 1993. kuni 2005. 2007 juba näeme mingit teatud tõusu. Kohati tõuseb, kohati langeb, aga firma oli kogu aeg umbes sama suur. Ja ei olnud ka maailma kõige väiksem firma. Aga te näete, mis juhtus aastal 2007, 2009, seal vahel 2010, 11. Milline tõus hakkas seal peale. Ja see tõus on tegelikult peaaegu ainult iPhone. Seal ei ole peaaegu mitte midagi muud sees käibe mõttes. Apple tegi arvuteid edasi ja iPodid ka müüsid, vaikselt tegelikult hakkasid kukkuma iPhone'i tulekuga, aga kõik see, mis te näete sealt edasi, see meeletu tõus 2011, 2013, kui lõpuks jõudsime nüüd siin tänapäeva välja, see on kõik iPhone. Ja mitte keegi ei osanud nagu tol hetkel ette näha, et iPhone tuleb ja saab nii populaarseks. Ja ühest küljest tõstab Apple'i $1 trillioni firmaks peaaegu, aga teisest küljest, Apple'iks, mis on oluline, mis on tänases kontekstis oluline, on see, et see hetk 2007, kui Steve Jobs läks lavale, oli see hetk, kus tegelikult maailm muutus jälle või pandi see seeme, et maailm hakkaks muutuma. Ja Apple tegelikult tõmbas selle iPhone'i tulekuga käima suure tehnoloogilise ja kultuurilise revolutsiooni. Ja see oli see revolutsioon, kuidas me kõik saime endale nutitelefonid. Ja 2007
oli 13 aastat tagasi. Mõelge nüüd ise, kunas teie esimene nutitelefon oli, ma arvan, et see oli seal 2010 pluss, võib-olla 2011, 12, midagi sellist. Ja kui kiiresti läks tegelikult see, et arenenud maailmast praktiliselt igal inimesel on nutitelefon. Ja mida see omakorda nagu tähendas? Ma panen siia järgmise slaidi. See on Facebooki aastakäive. Et te näete, kuidas see üks toote uuendus sisuliselt, üks uus toode nimega iPhone võimaldas tekkida tervel uuel maailmal, tervel uuel nähtusel. Apple'il läks hästi, ta sünnitas Facebooki suuresti, vähemasti võimaldas Facebookil kasvada selliseks, nagu ta on. Ta sünnitas Instagrami, ta sünnitas YouTube'i, ta sünnitas online uudised ja Twitterit ja kogu selle elustiili, mida me tegelikult elame. Kui te vaatate mobiilioperaatorite kaarte ka Eestis, siis peaaegu kogu territoorium on kaetud üsna kiire 4G ühendusega ja ütleme, peaaegu igal pool saad sa täiesti korraliku netikiiruse metsas põhimõtteliselt, kui sa tahad tööd teha või suvilas või maamajas või turismitalus või hotellis. Ja see kõik maksab alates mõnest eurost kuni võib-olla mõnekümne euroni kuus, sõltub, kui palju sa kasutad. Ma arvan, meil on täna lihtsalt natukene raske tajuda seda, et millise muutuse me oleme kõik läbi teinud oma elustiilides. Sellega, et see iPhone tuli. Ja läks mõni aasta aega, aga maailm on totaalselt muutunud ja meie sellised ootused ja vajadused tegelikult täpselt samamoodi. Ja see on ka üks asi, millest ma hakkan täna rääkima, et me saaksime aru, ma räägin seda siia algusesse sellepärast, kuivõrd läbi imbunud me juba täna tehnoloogiast igas mõttes oleme. Kui me käime ringi ja otsime valavalt, et mul on siin hotell või mul on turismitalu või ma korraldan kanuumatku või mis iganes, et kuidas ma saaksin seda tehnoloogiat nüüd siin ikkagi kõvasti hakata ära rakendama, siis ma arvan, et 90% sellest tööst on tegelikult teil juba täna tehtud ja mitte teie poolt, vaid inimesed ise on ennast tehnologiseerinud ära. Nad on varustanud ennast telefonidega, nad on varustanud ennast igasuguste äppidega, sotsiaalvõrkudega, millega iganes. Ja seda on meie elus tohutult palju. See ühest küljest segab meid, aga teisest küljest võimaldab ka igasuguseid asju. Ja mis on oluline nagu antud kontekstis ja minu tänase esitluse juures kindlasti ka, on see, et telefon on muutunud meie selliseks maailma nabaks, maailma keskmeks, sest me teeme kõiki asju, me põhimõtteliselt tahame teha kõiki asju telefoniga. Ja ma panen järgmise slaidi. See tähendab, et minu jaoks telefon on pangakaart. Ma tegelikult tahaksin, et ta oleks mu toavõti. Ta on kindlasti minu üks kõige olulisemaid arvuteid. Ta on kindlasti minu kõige olulisem infoallikas. Ta on kindlasti minu kõige olulisem turvaseade või turvavõrgustik. Ta on kindlasti minu kõige olulisem meelelahutusvõrgustik või ütleme meelelahutuse pakkuja ja nii edasi, nii edasi. Et telefon on aeglaselt, aga kindlalt nihkunud tegelikult sellele kohale, kuhu aga vähegi saab. Need kõik üle võtnud. Kuni selleni välja, et me nüüd täna räägime, et telefon on tõenäoliselt kõige olulisem minu selline meditsiiniseade. Ma ei tea, mul ei ole südamestimulaatorit või mõnda sellist eluliselt olulist meditsiiniseadet küljes, ehk tava inimese jaoks järjest enam telefon ja võib-olla näete see asi, mis mul ümber käe on koostöös, muutuvad kõige olulisemaks ka minu füüsilise heaolu vallas. Et kui me need klotsid nagu kokku paneme, saame aru, et igal inimesel on see tegelikult täna juba olemas, siis see küsimus korraga, et mida mina peaksin tegema, et kuidas veel rohkem tehnoloogiat nüüd oma ellu saada siin ütleme, turismiteenuse pakkujana. Et see küsimus võtab, ma arvan, natuke teistsuguse mõõtme. Inimestel on see tehnoloogia olemas. Meil igal ühel, me kanname seda kaasas. Ma tulen sellega tegelikult sinu juurde ja sinu majja. Ja ma tahan seda kasutada selleks, et sind leida ja et sulle maksta. Sellest kõigest ma hakkan rääkima. Aga lihtsalt, et teil oleks pilt ees, et tehnoloogia on olemas, seda on meie elus väga palju. Telefon on kesksel kohal. Kaugelt kõige olulisem seade, ma arvan, inimestel üldse. Selle kohta tehakse see hea hommikul unustamise test. Ma ei tea, kas te olete kuulnud, aga see on selline, et kui sa lähed kodust välja, istud autosse, oled jõudnud 3 minutit sõita, näiteks töökoha poole, ja siis tuleb meelde, et ai pagan, ma unustasin selle koju. Ja nüüd see küsimus, et mis see on, millele sa järgi läheksid?
et kas sa näiteks oma nutikellale läheksid järgi. Ma arvan, enamus inimesi ei läheks. Kas sa oma rahakotile läheksid järgi? Vanasti, veel hiljuti oleks vastus olnud praktiliselt 100% jah. Täna mina juba hakkaksin kahtlema, sellepärast, et ma tean, et ma saan maksta oma telefoniga. Ja kui mul seal ei ole mingit läbipääsukaarti või mingit olulist asja, siis ma arvan, ma ei viitsiks minna. Ja neid seadmeid võib nüüd lükkida, aga maha unustamise test on väga hea, mõelge enda peale ka. Ja keskmiselt siis inimene avab telefoni, ma arvan, kuskil 100, erinevad uuringud on erinevad, aga kuskil 120–150 korda ööpäevas, paneb ekraani põlema. Enam jaolt sellest võib on kella vaatamine, aga kindlasti ka kõiksugu teavitused, mis teile sinna tulevad. Ja inimene kasutab telefoni, vahib telefoni ekraani mitu tundi päevas. Tänapäevased telefonid võimaldavad, väga sõltub mudelist, aga ütleme kusagil 5, võib-olla keskmiselt oleks hea öelda 5 tundi ekraani vaatamise aega, enne kui aku tühjaks saab. Ja te võite siis ise mõelda, et vaadate, et mitu protsenti teil, kui hommikul võtate täis akuga telefoni, õhtul enne magaminekut vaatate, et palju jääl on, siis te umbes saate niimoodi kalkuleerida, et mitu tundi ma täna olen ekraani vahtinud. Ja tänapäeval neil on sees ka mõõdikud, vaadake üle, kui tahate. See on mitu tundi. Ja miks ma seda räägin, on see, et me vaatame hästi palju ekraane. Me oleme tohutus info ülekülluses. Ja ma tingimata ei taha seda nagu rohkem saada. See on ka üks asi, mille juurde ma tulen veel täna tagasi, aga seda on erakordselt palju. Ja kui me seda graafikut vaatame, see on üks hea graafik selles mõttes ka, et kui me mõtleme, et milliseid tehnoloogiaid me peaksime näiteks oma äris rohkem kasutama või ära kasutama, siis maailmas on täna jällegi numbrid väga-väga erinevad. Hästi palju erinevaid numbreid on, aga võib-olla rusikareegliga kirvega lüües ütleme, et on 3 miljardit nutitelefoni maailmas kasutusel. Võib-olla see on 2,5, võib-olla see on 3,5, võib-olla see hakkab juba 4-ni jõudma. Kindel on see, et see arv iga päev suureneb ja suureneb palju. Ja suureneb arenenud maailmas, kuhu ka meie ennast tahame kindlasti liigitada, on nutitelefoni omajate protsent väga kõrge. Praktiliselt siis igaühel, kellel telefon on nuti. Ja kindlasti siin publikus on inimesi, kes ütlevad, et mul ei ole, ma ei osta kunagi endale seda. Ja neid inimesi on ja neid inimesi alati jääb. Aga enamusel on. Ja üks asi, mida meil on Eestis võib-olla nagu raske mõista, ja ma tean, mina ka, kui me teeme Geeniuses oma veebilehte kujundame, et arvuteid ei ole tegelikult nii hirmus palju. Ja arvuteid ka inimesed tegelikult teatud asjade tarbimiseks ei kasuta nii hirmus palju. Meil oli suur üllatus, kui me nägime, kunas see oli, ma arvan, selle aasta alguses, eelmise aasta lõpus, huvi pärast üle tükki aja vaatasime Geeniuse statistikat ja nägime, et ligi 70% inimestest tuleb meie saidile mobiililt. Ja ma arvan, te võiksite vaadata oma saidid ka üle selle pilguga. Et me teadsime kogu aeg, et see on 50-50. Mingil hetkel on toimunud hüpe 70-30 peale. Ja ega me täpselt ei teagi miks, aga nii on ja ma arvan, see läheb veel edasi. Ja mis on probleem selle juures nüüd on see, et me tegelikult oma teenuseid pahatihti kujundame ikkagi läbi arvutiekraani, sest me ise istume selle taga hommikust õhtuni ja me arvame, et kõik inimesed või enamik inimesi tarbib meie teenuseid samamoodi läbi selle suure ekraani. Paljud seda teevad, aga järjest enam paljud ka ei tee. Ja meie jaoks oli ikkagi suur muutuse koht, kui me vaatasime, et me ehitame oma saiti, muidugi meil on mobiilisait ka olemas ja me vaatame seda, aga see ei olnud kuidagi nagu meie mõttes kunagi prioriteet olnud. Ja siis me saime aru, et aga 70% inimesi kasutab meie teenust viisil, millele meie pühendame võib-olla 15% ajast. Ja see ei ole loogiline, eks ole. See oli koht, kus me pidime oma käitumist muutma ja see on ka koht, kus Eesti oma nende tiigrihüpete ja igasuguste selliste 90ndate revolutsioonidega, e-riigiga, 2000 alguse revolutsioonidega on natukene kinni jäänud. Et see mobile first on ikkagi pikalt aastaid juba räägitud, et see on oluline teema ja me oleme harjunud, et need lauaarvutid on natuke nagu meie faksid või. Et meil õnnestus sellest läänemaailma faksi perioodist kuidagi üsna valutult üle saada, aga nemad ju kõik kasutasid, sest neil olid need asjad olemas ja nad olid harjunud ja kogu süsteem oli selle peale ehitatud, et faksiti teineteisele asju. No, me natuke jätsime selle vahele, hüppasime kohe lauaarvutite maailma, aga nüüd nendest on saanud meie faksid ja me tegelikult ei saa aru, et
oluliselt tähtsam maailm seal kõrval, iga päev järjest tähtsam on see nutitelefoni maailm. Tahvelarvutid on huvitav selline seade, mida on umbes, ütleme 1,2 miljardit öeldakse selleks numbriks. Väga paljud nendest on iPadid ja siis teine tahvelarvuti valdkond on väga odavad Androidi seadmed ja pigem arengumaades. Sellised, ütleme $100 võib-olla isegi odavamad, millega inimesed vaatavad filme. Kui te vaatate oma veebiliikluse statistikat, siis ma vean kihla, et tahvelarvuti on ülimadal seal. Ma arvan 1% inimestest kasutab tahvelarvutit ja see omakorda tähendab, et kui teil ka kunagi on tulnud mõte, et te peaksite tegema mingisuguse teenuse, mingisuguse asja, mingi veebilehe kas või mingi äpi või midagi, mis on kuidagi eelkõige või suuresti tahvelarvutile mõeldud, siis ma väga soovitan unustage see ära, sest tahvelarvutiga inimesed ei tee seda, mida te võib-olla arvate, et nad teevad. Ja see teine pool sellest graafikust, kus me oleme seal nutikõlarid kuni elektriautod, see on see, kuhu me tahame jõuda. See on selline, ma ütleks, nagu meie unistus. Ja kui nutitelefonid ja ütleme lauaarvutid ka on võimaldanud 70 aasta vältel tehnoloogiasektoril kasvada selleks mitme triljoni dollari suuruseks äriks ja iPhone'i näitel praktiliselt 10 aastaga teha tohutu revolutsioon, eks ole, teha uskumatut asja, siis kogu see tehnoloogiasektor täna otsib vastust küsimusele, mis on uus nutitelefon. Et mis on nüüd see järgmine selline toode, järgmine laks seda narkootikumi veeni, mis teeks samasuguse asja, mis teeks meid veel rohkem miljardärideks või triljonärideks ja mis tooks samasuguse suure kultuurilise muutuse kaasa, nagu nutitelefon tõi. Et see nutitelefoni kogemus on kõigil hästi värskelt meeles ja nad tahavad seda korrata. Ja nüüd on selline asi, et tahtmine on siin suurem kui võimalused. Ja see on oluline tähele panna sellepärast, et kogu see tehnoloogiasektor õudselt tahab. Nad nii väga tahavad, et nutikõlarid oleks uus nutitelefon või nutikellad, need samad randmeseaded oleks uus nutitelefon. Nad tahavad, et virtuaalreaalsuse need peakomplektid oleks uus nutitelefon, eks ole, mida me müüks jälle mitu miljardit ja igal inimesel oleks ja kogu aeg kasutaks ja saaks hakata seda raha teenima sealt pealt. Nüüd reaalsus on sellest väga-väga kaugel. Aga kuna nad nii kangesti tahavad, siis seda haipi ümberringi on hästi palju. Te peate tegema endale VR-äppe ja kõiki muid asju öeldakse teile või te loete artikleid võib-olla, et kas sinu hotellitoas juba on nutikõlar ja mingid sellised küsimused, siis seal ei ole täna reaalsusega eriti mingit pistmist. Võib-olla juhtub see X aasta pärast, võib-olla mõni nendest 4 parempoolsest tulbast, pisikesest tulbast kasvab sinna, ütleme, tahvelarvutite või võib-olla isegi nutitelefonite maani välja, aga täna on see ülikaugel reaalsusest ja seda peab silmas pidama. Ja nüüd me jõuame, ma ei arva, et te hakkate kõik oma ekraanilt seda pisikest kribu graafikut vaatama, aga see on 21. märtsi seisuga App Store'i väljavõtte teatud valdkonna äppide populaarsuse muutusest. Ja ma lihtsalt panin selle siia, et mitmel põhjusel. Esiteks, et siin on teatud huvitavaid asju ja teiseks see võib-olla on ka hea illustratsioon sellele, kuidas inimeste käitumise selline pulss on võimalik välja joonistada kas või näiteks App Store'i põhjal. Mida inimesed tahavad, mida nad teevad, kuidas nad käituvad, millisena nad oma tulevikku näevad. Neid selliseid signaale on võimalik hästi palju otsida, aga kindlasti üks võimalus on seda teha läbi selliste graafikute. Ja nagu te näete, siis enamik on väga kõvasti üles läinud, et siin vasakul üleval on näiteks äriäpid, eelkõige on see Zoom, kelle kasutajaskond, kui ma õigesti mäletan, praktiliselt hüppas mõne nädalaga 10 miljoni pealt mitme 100 miljoni peale, kõik hakkasid kasutama. Samamoodi haridusäpid, meelelahutus, mängud läksid kõvasti üles ja nii edasi. Praktiliselt see, mis ma enne rääkisin sellest äpistumisest ja nutitelefoni kesksest maailmast, selle kriisiga on ainult veel hoogu juurde saanud. Sest inimesed on sunnitud 4 seina vahele või oma sellisest igapäevasest keskkonnast eemale ja see tähendab, et nad otsivad muid väljapääse ja tundub, et see on iseenesest mõistetav asi, kuhu nad pöörduvad, siis nagu uue tõe ja meelelahutuse ja lohutuse otsingul ei ole mitte ETV või Eesti Raadio, nagu see
veel eelmisel sajandil oli, aga see on selgelt nagu äpimaailm. Ja võib-olla teie jaoks kõige olulisem on siin keskmise tulba kõige alumine graafik, mille nimi on Travel. Ja ilmselt me vaatame siin täna seda koos kõige õudusega, kuidas reisiteemaliste äppide kasutus on kukkus üleöö 50% praktiliselt ja tõenäoliselt kukub edasi ja mingil hetkel hakkab taastuma või on ta juba praeguseks natukene taastunud, aga see oli selgelt näha. Ja üks anomaalia siin on täitsa keskmise tulba keskel on muusika. See ei ole kukkunud, aga ta on teinud läbi sellise pikema kukkumise, kui te näete selle 1. jaanuar on kõige vasakpoolne selline kuupäev, siis ma arvan, et selle põhjus on see, et jõuludeks lihtsalt kõik said hästi palju igasuguseid telefone ja nutikõlareid ja muudkui aktiveerisid ja liitusid ja see lihtsalt sealt kukkus ära. Ja muidugi sotsiaalvõrgustikud on ka hästi kõvasti üles läinud. Nii et see on üks oluline graafik, mida meeles pidada ja kust me siis saame edasi minna. Ja nüüd on tehtud ka juba esimesi uuringuid selle kohta, et kuidas see koroonaviiruse kriis on muutnud inimeste suhtumist tehnoloogiasse erinevates riikides. Ma ei tea, Indrek, kui sa saad mu pildi sealt paremalt ülevalt jälle paremale alla panna, siis see paremal üleval on lipukesed, mis näitavad, et mis maa kohta see käib. Aitäh! Ja siin tuleb nüüd mitu graafikut erinevate riikide kohta järjest, aga oluline on see, et siit joonistub väga hästi välja, et suur hulk inimesi kasutab esimest korda elus üldse nüüd igasuguseid selliseid kaugteenuseid, online teenuseid, äpi teenuseid, mida nad kunagi varem pole kasutanud. Ja veel suurem hulk ütleb, et nad hakkasid seda kasutama rohkem. Mis see antud kontekstis tähendab, on see, et kui me küsime, et kuidas me nende inimesteni jõuame, kes võiksid meie teenust tulla tarbima, mida nad tahavad, millega nad harjunud on, mis kanaleid nad kasutavad, mis seadmeid nad kasutavad, siis väga selgelt joonistub välja, et see sama, mida ma rääkisin, taskus olev nutitelefon on A ja O ja on võti nende maailma. No siin on Hiina, te näete, et 36% vastanutest ütleb, et nad hakkasid esimest korda kasutama videokõnede teenust. Võib-olla näiteks võib ka videokõnega pukkida endale mingisugust meelelahutust turismiteenust. Ja lausa 41% hiinlastest ütleb, et nad on kooliga puutunud siis esimest korda kokku kaugmeetodil. Telemeditsiin väga suure hüppe teinud seal ja seda nii füüsilisele kui vaimsele tervisele. Nii et ütleme, need samad trendid, mida me oleme näinud, et vaikselt see asi kuidagi äpistub ja virtualiseerub. Need selle koroonaviiruse kriisiga on saanud tõeliselt sellise suure hoo sisse, et paljud inimesed on olnud sunnitud neid asju esimest korda proovima. Kui me läheme edasi meie lähematesse riikidesse, Prantsusmaa graafik, siin tuleb nüüd tähele panna, et mingil põhjusel, ma ei tea, miks seda tegi, on siin need värvid vastupidi. Ehk et kui eelmisel graafikul oli see tumesinine, et kasutab rohkem ja see helesinine või rohekas-sinine, mis ta on, et hakkasin just kasutama, siis prantslastel on kõik teistmoodi, et see tumedam osa on see, et hakkasin esimest korda kasutama. Aga me näeme, et need numbrid on enam-vähem siin samasugused või samad asjad on need, mis on popid, videokonverentsid, kaugõppe, 23% on hakanud TikToki kasutama, mis on siis üks uus sotsiaalvõrgustik Hiina taustaga ja loomulikult igasugused terviseasjad. Ja mis on huvitav, et inimestele ei meeldi eriti teha trenni ikkagi kaugmeetodil, kuigi need seadmed on kõik välja müüdud. Ja kui me lähme, siin on kohe mõnuga, ma vaatan, McKinsey on läbi võtnud sellised hästi traditsioonilised Euroopa ühiskonnad, mis ei ole siiamaani meie jaoks vähemasti silma paistnud kui sellised väga innovatsioonialtid, siis näeme, et itaalastel on, nüüd on siin jälle helesinine on see, et hakkasin esimest korda kasutama, et seal on need numbrid lausa väga kõrged. Ja see kõik kokku tähendab, et ma panen siin Saksamaa numbri ka ette. Ja see kõik kokku tähendab, et internet on täna täis inimesi, kes vaatavad seal huviga ringi, esimest korda proovivad, nad on saanud julgust teatud teenustest, teatud kogemustest ja see, et nad on olnud sunnitud kasutama mingisuguseid teenuseid, on neid tegelikult toonud sellele online maailmale jõuga veel lähemale. Ja ma arvan, et kui teatud numbrid siit kriisi leevenedes võivad hakata kukkuma, et kas ma kasutan rohkem või vähem, siis
no vähemasti kõikide riikide näitel, kus mingi tehnoloogia on lõpuks kasutusele võetud, ega nad sellest niisama nalja pärast lihtsalt ka ei loobu. Et ei ole tegelikult põhjust arvata, et need inimesed, noh siin näiteks, ma ei tea, võtame, et videokonverentsid 32% inimesi ütles, et ma hakkasin just seda kasutama Saksamaal, enne ei olnud kasutanud, siis jah, see üldkasutajate hulk tõenäoliselt väheneb seda viisi, kuidas meil elu normaalsesse rööpasse tagasi pöördub, aga ei ole tegelikult mitte mingit põhjust arvata, et nad sellest üldse nagu loobuvad ja et see sama 32% ütleb, et ma enam kunagi ei viitsi seda kasutada. Et need asjad tavaliselt tehnoloogiliselt sellised muutused tulevad selleks, et jääda, nad muudavad inimeste harjumusi ja käitumist, see võtab aega, aga nagu mäletate minu sellest 2000. aasta või 2007. aasta näitest, need muutused lõpuks on märkamatud, et kui sa ühe korra oled harjunud neid asju kasutama, siis sa tegelikult ka jääd. Ja see bränd seal taga võib muutuda, eks ole, et me läksime Orkutist Facebooki ja võib-olla Facebookist Instagrami, aga see põhimõte jääb. Kuskil vahepeal oli veel Rate.ee, mäletate seda ka, mis oli ka oma olemuselt sotsiaalvõrgustik, et see teenuse nimi võib muutuda ja selle vorm võib ka natukene nagu muutuda, et ajale sobida, aga see põhimõte jääb. Ja nüüd see põhimõte, millega me peame raudselt kindlasti arvestama, on just see, et inimesed on online'is, nad tahavad seal olla, nad on järjest rohkem sinna läinud ja seoses kriisiga veel palju rohkem, see trend on kiirenenud ja mida iganes me teeme, mida iganes me ehitame, ma arvan, see peaks olema meie selline lähenemise nurgakivi, et nad on kõik seal. Ja kui me paneme oma suitsuvorsti leti kuhugi püsti, siis tõenäoliselt on parem seda teha Rocca al Mare keskuses Selveri kassade vastas, kus kõik inimesed niikuinii on, mitte kuskil Pääskülas ühes pisikeses laonurgakeses, kus sa pead õudselt vaeva nägema, et keegi sinna tuleks. Ja ma katsun nüüd siit edasi minna siis muutuvate ärimudelite küsimuse juurde ja ma toon siin lihtsalt mõned näited, et loomulikult see koroonakriis pani turismisektorile tohutu põntsu ja on teatud firmad, kes on püüdnud seda väga huvitavatel viistel lahendada. Ma näiteks üks asi on Airbnb experience'id. Ma nendest räägime natuke hiljem ka, aga põhimõtteliselt enne kriisi oli see asi, oli selline nagu teenuste loetelu, mida sulle sihtkohas pakuti, huvitavate teenuste loetelu. Ärkad, mis siin on, Horvaatias üles hommikul ja mõtled, et aga mis ma võiksin täna teha, mul on puhkus ja siis võtad Airbnb lahti, seal on experience ja siis sa saad endale põhimõtteliselt broneerida selle ja sul on päev või õhtu huvitavalt sisustatud. Nüüd, kui nad seda enam teha ei saanud füüsilisel kujul, siis nad kolisid need online'i ja seal on terve hulk igasuguseid põnevaid asju. Siin näiteks see härrasmees pakkus sellist Vahemere köögi kokkamise ja koos õhtust söömise teenust. Ma ei mäleta, kas see oli $10 pilet või midagi sellist, aga seal näiteks ka olid isegi motivatsioonikõned, endised olümpiavõitjad seal päris suure raha eest võtavad sind coach'ida ja ütlevad, et sa pead oma eesmärkideni jõudma. Seal olid üle kogu maailma Mehhiko mingisugused maski punumise või õlgkaabu punumise töötoad ja nii edasi. Nii et minu arust see on üks hea näide sellest, kuidas idufirma, mille mõte ongi olla kiire ja agiilne ja hästi paindlik ja otsida neid võimalusi, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Et kui kiiresti nad suutsid selle asja kolida online'i. No, minul ei ole numbreid, et palju neid asju seal reaalselt kasutatakse ja kas see aitab Airbnb-l sellest kriisist läbi tulla või mitte. Aga mulle meeldib see mõtteviis, et meil on sundolukord ees, inimesi enam kuskil ei ole, aga samas nad tahavad tegelikult seda teenust ju edasi saada. Ja jah, see ei ole see, sest ma palju parem meelega istuks selle Horvaatia mehega jooks seal koos veini ja räägiks juttu. Aga kui seda ei saa, no siis saab midagi muud. Ja äkki tõesti ma võtan oma telefoni kätte ja $10 eest või $5 eest näiteks vaatan teda ja kulutan 2 tundi oma aega meeldivalt. Ja nagu ma ütlesin, vaadake Airbnb äpist, neid on hästi pulle igasuguseid hästi vahvaid asju. Ja see on lihtsalt üks näide, aga tegelikult neid platvorme on ju veel ja veel, mis täpselt samasugused asju hakkasid pakkuma ja on ka Eestis. Nüüd teine näide, millest ma tahtsin rääkida, tulebki tegelikult siit samast Eestist. Selline Eesti startup on nagu MySpotit, mis
mõnes mõttes on ka turismiteenuse pakkuja, kuigi ta on kontoriturismi teenuse pakkuja. Et nende algne mõte, ja nad on väga värske startup, nad minu meelest tulid turule, ma ei tea, eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses üldse. Nende mõte oli see, et kui sa käid päevast päeva kontoris ja sul on vaja teha oma tiimiga sa tahad teha majast väljas koosolekut. Kas sul ei ole endal sellist head koosolekuruumi või sa lihtsalt tahad vaheldust või sa tahad sellist igapäevasest kärast mööda saada, et mis nad pakkusid sulle koosolekuruume üle linna ja said läbi äpi sealt mugavalt selle rentida nii mitmeks tunniks kui tahtsid ja kas toitlustust või mingit asja juurde ja läksid jälle ära. Ja loomulikult sel hetkel, kui meid karantiini pandi, siis MySpotiti ärist ei jäänud mitte midagi järgi. Kontorid on tühjad, keegi nüüd koosolekuid ei pea ja sinu äsja alustanud firma on tegelikult küsimuses, et mis nüüd saab. Ja sai see, et väga-väga kiiresti tõid, ehk siis mõne nädalaga tõid nad turule täiesti uue teenuse ja nüüd on neil selline tagline on, et just nagu kontorite Airbnb, ehk et 99 € kuus, ta võid kasutada üle linna igasuguseid kontoreid, mis nende valikus on. Seal on desinfitseerimise ja puhastusteenus ja kohvi saab ja pärast koristatakse ära ja proovivad seda kaudu nüüd siis läheneda. No midagi sarnast tegi Tallinnas ju ka Snelli hotell, kes hakkas oma tube, võib-olla siin on mõni hotelli esindaja ka, väga nutikas mõte, ma arvan, ja tahaks pärast kuulda võib-olla, et kuidas teil läks sellega, et kes hakkas siis oma tube välja rentima kaugtöötajatele. No ma tean, et selle osas on hästi erinevaid arvamusi, et kas see kaugtöö nüüd siis, kas me üldse lähme kontoritesse tagasi ja USA suurfirmad seal näiteks Twitter on öelnud, et nemad ei tahagi enam inimesi kontorisse, et kõik võivad töötada kodust igavesti, kui tahavad. Siis mulle tundub, et seda juttu ajavad peamiselt inimesed, kellel ei ole 2 väikest last kodus. Et see ikkagi märts oli enamusel inimestele väga ebaproduktiivne aeg ja kindlasti on siin inimesi, kes teavad seda, kui õudne see võis olla. Ja kindlasti on siin inimesi, kes ka tegelikult saavad aru, et nad nüüd tahaks kiiresti saada välja. Et nüüd, kui on lubatud või äkki peame ütlema, et seni, kuni on lubatud, tahaks saada välja, siis ükskõik kuhu. Kas või lihtsalt kuhugi mujale kontorisse, mingisse muude keskkonda või oma kontorisse. Siis see MySpotiti mõte on hästi, ma arvan, hästi huvitav. Ja üks asi veel, mida ma siia toon, on suurepärane Narva Jõesuus asuv restoran Francia, kes pole käinud, ma väga soovitan sinna minna. Eriti kindlasti praegusel ajal neil on hea meel, kui keegi tuleb. Ma loodan, et on ta lahti, ma ei tea, ma käisin sügisel seal. Siis nemad, omanike peakokk isiklikult hakkas põhimõtteliselt vedama toitu Narva Jõesuust laiali üle terve Eesti. Tal olid oma Tartu päevad ja Tallinna päevad ja mingid kohad, mis sinna vahele jäid. Et ma tean, et Tallinnas ma ise imestasin märtsikuus, kui kiiresti näiteks Bolt suutis käima panna teenuse, et mulle toodi toidupoest 10 minutiga ja 48 sendi eest kotitäis toitu. Kulleri tasu oli tõesti, kohati oligi 48 senti minu arust. Ja et kui kiiresti oli võimalik orienteerida sellistel äridel ennast ümber, aga Frantsial loomulikult mingit sellist äpi infrastruktuuri ei olnud, kus inimesed saavad midagi tellida. Nad hakkasid seda ise läbi Facebooki tegema. Jällegi, ma ei tea, kas keegi on sealt siin või ei ole, aga minu meelest väga lahe mõte ja see näitab, et see nagu küsimus üldse võib-olla, et kus mu restoran asub või kellele ma teenust pakun või kuidas ma need inimesi siia meelitan, et see sai koroonakriisi ajal sellise sunnitud ümbermõtestamise ja võib-olla mitte tingimata halva. Ja võib-olla meil ongi tulemus see, et meil on restoranid, mis asuvad Narva Jõesuus, aga mille toitu ma tegelikult võin süüa ka siin samas Tallinnas. Kas ta nüüd ise hakkab seda vedama, mulle see on kahtlane, aga mõttena on see ju tegelikult täiesti olemas. Ja kuidas seda nagu korraldada ja sinna mingi natuke asjalikum tehnoloogiline komponent lisada kui lihtsalt Facebooki lehed, see minu meelest on üliäge. Ja see omakorda muudab, eks ole, seda küsimust, et aga kes mu sihtgrupp üldse on, kuidas ma nendeni jõuan, kuidas ma neile müün, kuidas ma neile turundan. Minu meelest väga lahe. Aga põhiline, mis minu meelest on selle kriisi nagu tulem ja kõik inimesed, kellega ma siin viimaste päevade jooksul katsusin konsulteerida, ütlesid seda, et eriti siseturismi oludes nende ootused sellele, et
mida nad puhkuselt tahavad või mida nad turismisektorist ootavad, on muutunud. Ja see tähendab seda, et noh, kui ma lähen Küprosele, eks ole, või Itaaliasse või Hispaaniasse kuhugi või Mehhikosse, siis ma tegelikult ei taha nagu võib-olla isegi hirmus palju saada, sest see koht ise on nii huvitav minu jaoks. Ma tahangi seal ringi jalutada, nuusutada seda õhku, istuda kohvikus, vaadata inimesi, ronida ringi teistmoodi looduses ja see koht ise teeb selle müügitöö nagu minu eest ära ja sisustab minu aega. Nüüd, kui ma olen järsku sunnitud olema siseturist ja võib-olla terve suve, siis see küsimuse asetus muutub minu jaoks, sest ma olen näinud juba seda sood, eks ole. Ma tean, mis on Kuusemets ja ma tean, mis on Viljandi või mis on Tartu või mis on Pärnu, eks ole, või mis on Narva-Jõesuu. Ma olen seal käinud ja sellest ei piisa. Ja kõik inimesed, kellega ma konsulteerisin, ütlesin, et nad tegelikult ootavad nüüd, et see koht, kuhu ma lähen, olgu see näiteks kas või hotell, ei vaataks ennast kui nagu sellist ööbimiskohta, et kitsalt, eks ole, et noh, mul on ju voodi, eks ole, see voodi on väga hea ja tuba on hele ja rõõmus ja vaade on tore, et noh, mis sa veel tahad. Vaid see ootus on see, et palun tee mulle huvitav puhkus. Et palun sina tee nii, et kui ma tulen näiteks nädalavahetust veetma sinu juurde, et siis ma lahkun puhanult ja rõõmsalt. Sest ma ise ühest küljest nagu ei oska ja siseturismi puhul ka ei ole nagu harjunud seda tegema ja ma ei tea, mida kõike ma saaksin teha ja ma ei tea võib-olla, kust neid asju leida. Ehk ma tegelikult tahaks, et see oleks sinu mure. Ja samas siit kerkib üles selline ka tehnoloogiline küsimus, kuhu me kohe jõuame, et kuidas me saaksime nüüd kokkuleppel, et sa teed seda niimoodi, et see on minu jaoks mugav ja võib-olla isegi märkamatu ja sinu jaoks efektiivne. Aga ma tahan siin just rõhutada seda ootuse muutust, et kui ma tulen sinu turismitalusse, siis ma tahan, et sa oleksid väga aktiivne ise mulle pakkuma neid asju hästi mugavalt või kas või kui ma tulen sinu hotelli. No, linnades on loomulikult lihtsam, et kui ma lähen Pärnusse, siis Pärnu ise juba on mingisugune argument. Ma leian selle asju teha niikuinii, mingi aeg. Aga eriti väiksemates kohtades see on kindlasti nagu hästi suur küsimus. Ja ma ei taha saada neid traditsioonilisi asju, ma arvan, mida võib-olla Saksa või Rootsi või Ameerika turist tahaks saada. Ma olen eestlane, ma tean seda kõike, ma olen seda näinud. Ma olen sääskede käes istunud õhtul, eks ole, et ma tahan midagi muud. Ja mis see midagi muud on, selle mul oleks hea meel, kui sina välja mõtleks. Aga nüüd siis võiks minna otsa edasi tehnoloogia juurde ja tehnoloogia ma olen siia kirjutanud, et on tegelikult lõks. Ja ta on lõks nagu selles mõttes, et sellesse on hästi kerge ära uppuda sellesse tehnoloogia küsimusse. Või hästi kerge on pöörata see pilt enda jaoks valet pidi ja hakata küsima, et mis tehnoloogiaid ma peaksin rakendama. Et lähed messile, eks ole, vaatad ringi kuskil, et seda tahaks osta, seda tahaks osta, seda tahaks osta, see on kihvt. Aga kui sa niimoodi küsid, siis see on vale küsimuse asetus. Ja see lõks just selles mõttes, et sa ostad tohutu hulga asju kokku ja sa lõpuks ei saa aru, miks ja sa ei saa aru, et mis selle asja nagu kasu on. Ja tehnoloogia maailmas on selle kohta väga hea ütlus. Ja see ütlus on, et lahendus otsib probleemi. See on legendaarne ütlus isegi iga tehnoloogia inimene, kellele te selle ütlete, siis ta saab aru, millest te räägite. Ütleme, ja, meil oli ka ükskord niimoodi. Ma panin siia suitsuanduri pildi, sellepärast suitsuandur on selle ütluse vastand. See on see, et probleem otsis lahendust. Ja probleem oli see, eks ole, et ma ei taha iga 2 minuti tagant öösel üles ärgata ja kontrollida, ega juhuslikult tulekahju ei ole, sest peaaegu kunagi ju ei ole. Ja ma kindlasti ei taha palgata inimest, kes istuks minu magamistoas ja vaataks, ega tulekahju ei tule, sest see on lihtsalt ääretult ebaefektiivne. Aga ma võin osta, ma ei tea, 5 või 10 euro eest selle plastmassist jublaka ja panna lakke ja ta teeb vaikselt oma tööd. Ja ta on kohutavalt palju efektiivsem selle ülesande lahendamisel, kui ükskõik milline muu lahendus, milline muu asi oleks. Ehk mul oli probleem ja ma leidsin lahenduse, see lahendus on odav, see on töökindel ja ta sobib mulle. Aga hästi palju tehnoloogia maailmas on just sellist, et lahendus otsib probleemi. Et kui ma prooviks head näidet tuua, siis oma isiklikust elust näiteks on kõik mu nutikodu kogemused on sellised. See on see, et tuleb inimene, ütleb, et ma müün sulle andurid, et paned endale koju üles,
kui sa öösel kõnnid, tuled lähevad põlema või enam ei kõnni, tuled lähevad kustu. Ma müün sulle elektripistiku, mida sa saad äpist sisse välja lülitada. Ma müün sulle pirnid, mille sa paned lakke oma lambi sisse ja sa saad neid äpist edaspidi sisse välja lülitada. Mul oli, vahepeal oli vannitoas üleval selline asi, et kui lähed öösel vannituppa, vajutad lülitit, siis päeval läheb ta 100%-ga põlema, aga öösel vist oli 15%. Mõte on selles, et kui on öösel vetsu minna juhuslikult, et siis ei panda suuri prožektoreid sulle peale, mis une ära ajavad, vaid pannakse selline mõnus sumevalgus, lähed pärast magama tagasi. Ja siis meil olid väiksed lapsed ja siis ma küsisin selle paigaldaja käest, aga et mis siis, kui midagi juhtub, ma ei tea, laps oksendab öösel või mingi asi, et sul on vaja seda 100% öösel. Siis ta ütles, et aga siis me teeme niimoodi, et ma panen selle tavalise lüliti asemele sulle selle vedru lüliti seina peale ja kui sa vajutad 3 korda, siis ta läheb 100%-ga põlema. Jällegi, tehnoloogiliselt on lahendus täiesti olemas, aga kui ma nüüd nii-öelda zoomin välja sellest ja hakkan mõtlema, aga mis see probleem oli, mida ma sellega lahendasin, siis probleemi tegelikult ei ole. Mul see, et ma pean mööda minnes lülitit vajutama selleks, et tuli läheks põlema, ei ole minu jaoks probleem. Ma ei suuda elu sees kirjeldada ära ka algoritmidele, näiteks on igasugused nutikad kütte ja muud süsteemid. Ma ei suuda elu sees ära kirjeldada sellele arvutile, et ma ärkan alati sel kellaajal, palun küta selleks kellaajaks tuba, siis ma lähen ära, palun siis tee jahedamaks. Alati midagi muutub mu elus. Ma olen nagu liikuv märklaud põhimõtteliselt, et täna ärkasin varem, homme pean minema sinna, homme ei pea minema, ärkan hiljem. Ma ei tea, nüüd ma olen haige, nüüd ma olen terve päev kodus võib-olla on 4 päeva kodus, eks ole. Kõik sellised asjad juhtuvad ja siis sul on see selline lahendus, mis on sulle püsti pandud, aga probleemi ju ei ole. Ja tegelikult lahendus teeb elu alles ebamugavamaks, mitte mugavamaks. Nii et ma katsuks vältida seda lahendus otsib probleemi asja ja ma katsuks vältida seda küsimuse asetamist, et mis tehnoloogiat ma peaksin oma asutusse ostma. Sa peaksid ostma seda tehnoloogiat, mis lahendab mingit probleemi, aga selle probleemi pead sa ise defineerima ja me jõuame selleni, et mõned on. Iga turistil on täna oma isiklik kaaspiloot taskus, on see, mida nende probleemi lahenduste juures tuleks minu arust silmas pidada. See lause, mida eile mulle üks inimene ütles, kui ma teda interveerisin nende turismi teemadel ja see tähendab seda, et meil on kõigil telefon taskus, see on sama, mida ma rääkisin ja nad ongi minu selline kaaspiloot või co-pilot öeldakse inglise keeles, et mul on taskus keegi, kellega ma saan alati nõu pidada ja kellega ma tahan alati nõu pidada ja keda ma usaldan rohkem kui sind. Midagi ei ole teha ja see peaks olema selline nurgakivi ja veel üks asi, mis selle tehnoloogia, ma arvan, rakendamise juures silmas pidada on see, et mõned uuringud ja sellised artiklid ja hüpoteesid, mida ma viimastel päevadel lugesin, ütles, et need millenialid ehk siis need tehnoloogiliselt arenenud noored ehk siis see on, ütleme, 80ndate alguses sündinud ja edasi peetakse nendeks selliseks, kes on nagu digitaalses maailmas üles kasvanud ja kelle jaoks on loomulik, et nemad lähevad esimesena liikvele ka turismi mõttes, et nad on vähem hirmul, nad on rohkem sotsiaalsed, nad tahavad saada välja, nad on harjunud teistmoodi asjadega kui eelmised põlvkonnad. Nad on harjunud sellega, et see digitaalne on kogu aeg elus olemas. Kogu aeg on telefon taskus või arvuti lahti, see on kaasas. Töö ja puhkeaeg kahjuks on tihtipeale natukene segunenud. Natuke tehakse tööd, siis puhatakse. Kõik teenused ja suhtluskanalid nende jaoks eelistatuna on internet, mobiiltelefon, chat. Nad ei taha helistada. Nad võib-olla ei taha isegi tulla sulle sinna receptionisse midagi küsima, vaid nad tahavad olla niimoodi ja nad tahavad, et neil niimoodi nagu siin slaidil on, võib-olla voodis seli oma telefoniga ja nad tahavad, et need asjad jõuaksid nendeni seda kaudu. Et see on ka üks asi, mida kindlasti minu arvates peaks silmas pidama. Ja kui me nüüd proovime läheneda sellele tehnoloogia küsimusele seda viisi, et kui me ei osta lahendust ilma, et me teaks, mis on probleem, siis me tegelikult võiks ju sõnastada probleemid.
ja need probleemid ma proovisin siin 2 jagada, et on sinu kui ettevõtja sellised probleemid ja minu kui kliendi probleemid ja minu kui inimese, kes sinu talusse või sinu hotelli või sinu asutusse tuleb ja tahab midagi saada. Ja need probleemid saab erinevalt sõnastada, aga need probleemid on tegelikult üsna sarnased. Ja see üks küsimus on, et millega kliente enda juurde meelitada, et miks ma üldse peaks sinu juurde tulema? Kas sinna saab mingi tehnoloogilise komponendi panna külge? Ja minu probleem on, kuidas sind leida. Sa võib-olla ise ei tajugi seda, et see on probleem, aga see on väga suur probleem. Ja mitte ainult minu jaoks. Eesti on täis igasuguseid turismitalusid ja tõesti kanuumatka korraldajaid ja vibulaskmisse ja ma ei tea, ratsutamise pakkujaid ja nii edasi. Mina kliendina ei leia teid üles. Ja ma ei tea, kus teid otsida. Ja ma jõuan selleni veel ka natuke hiljem, aga see on minu jaoks probleem. Ja sinu jaoks on probleem, et ma ei leia sind üles, aga see on sinu poolt vaadatuna. No ühine probleem täna on see, kuidas seda kõike ohutult pakkuda. Siis sul on kindlasti täna probleem, kuidas kulusid kokku hoida. Ja minu probleem on see, kuidas maksta selle eest, mida ma reaalselt vajan. Et kas on võimalik seda teenust, mida sa pakud, mulle kuidagi natuke personaliseerida. Ja võib-olla tingimata see ei tähenda, et ma tahan maksta vähem, aga võib-olla ma saan maksta teistmoodi teiste asjade eest. Võib-olla me saame kuidagi kokkuleppele, enne kui ma sinu juurde tulen, et mille eest ma maksan, mida mul on vaja, mida mul ei ole vaja. Sina ei kuluta ilma asjata, mina ei kuluta ilma asjata. Ja kindlasti on sinu probleem, kuidas mulle rohkem müüa. Üks asi on see, kui ma tulen ja olen sinu juures 3 ööd ja lähen minema, jätan sulle summa X ja sul oleks tegelikult palju parem, kui see summa oleks 2X. Kui sa tegelikult saaksid mulle müüa lisaks igasuguste asju. Võib-olla ma käin su restoranis ja võtan massaaži ja need on need tavapärased asjad, aga kusagil on kindlasti veel asju, mida mulle müüa. Ja võib-olla saab seda kuidagi tehnoloogiaga nagu lahendada. Et see võib olla üks selline potentsiaalne probleem, ma arvan. Ja minu probleem sinna vastu pannes on see, et kuidas mul oleks lõbusam ja huvitavam puhata. Üks asi on see, et ma tulen ja magan sinu voodis näiteks 3 päeva, 3 ööd siis. Aga teine asi on see, et nagu ma ütlesin, et ma lähen ära ja ütlen, et oli see vastu vahva puhkus, ma tahan kindlasti tagasi tulla. Mul oli nii huvitav. Ja see on probleem, sest ma ei leia neid asju tihti üles. Ja kui me nüüd sellele probleemi puntrale siin peale vaatame, siis ma arvan, et on võimalik hakata panema siia tehnoloogilisi selliseid komponente külge. Ja küsida, et kas siin on midagi, mida ma saan lahendada just tehnoloogiaga? Need on asjad, mida ei pea lahendama kindlasti tehnoloogiaga ja ei saagi lahendada ainult tehnoloogiaga. Aga võib-olla see on selline hea algus, et vältida seda olukorda, et me lähme lihtsalt shoppama vilkuvate tuledega kaste ja peeni lahendusi inimestelt, kes oskavad hästi müüa. Aga me tegelikult tema ei viitsi mõelda ja mina võib-olla ei oska või ei viitsi mõelda, mille pagana pärast mul seda nüüd üldse vaja on. Aga ma proovisin nüüd siia mõned sellised asjad tundmata teie äri kirja panna, et kus seda tehnoloogiat siis võiks nagu traditsioonilisse turismiteenusesse proovida integreerida. Ja esimene loogiline asi, eks ole, mis on täielik, nagu öeldakse, no-brainer, on see, et ma tahan tulla ja ütleme, et ma võib-olla tahan tulla ja minna nii, et ma äkki isegi ei näe sind ja mingid sinu inimesi. Üks asi, ma arvan, et see on ka trend, mis on nagu kiirenenud tänu sellele koroonaviiruse kriisile, et vaikselt on teenindajad kolinud nüüd nende plastmassist ekraanide taha ka tanklates ja igal pool. Ma arvan, et see on selline vaheetapp, et praegu nad läksid müügisaalist sinna plastmassi taha, võib-olla nad lähevad hiljem veel natuke paksemal plastmassi taha, siis nad lähevad üldse tagaruumi asju ette valmistama, need ei olegi seal kassades üldse näha, on iseteenindus ja võib-olla lõpuks nad lähevad sealt ka ära. Et ma arvan, et meil on teatud mõttes on isegi oht kuidagi sattuda sellise dehumaniseerimise faasi siin praegu, et tehnoloogia tuleb ja võtabki vaikselt üle neid asju, kus kogu aeg on olnud inimene ja meil seda inimlikku puudet jääb vähemaks. Ja kahjuks see koroonakriis on midagi, mis on seda kiirendanud. No, mitmed inimesed rääkisid mulle, et nendes Airbnb korterites toimib see juba ammu ja väga hästi ja olen seda ka ise kasutanud. Et kui sul on võimalik see teha mingi äpiga, saata mulle mingi kood, nutilukk, panen telefoni vastu, QR, mis iganes, neid müüakse igal pool, isegi eestimaisel Valnesel on ju nutilukkud olemas. See on üks asi,
aga mitmel pool välismaal, võib-olla olete ka ise käinud, on lihtsalt need koodlukuga metallist karbikesed, kuskil ongi ukse kõrval põhimõtteliselt, korteri ukse kõrval, et sulle saadetakse seal Airbnb's või ma ei tea, e-mailiga 4 numbriga kood, võtad sealt selle võtme ja lähed sisse ja sa tegelikult seda host'i mitte kunagi ei näegi ja sa võib-olla ei tahagi teda näha. Ja sellel on plusse ja miinuseid, aga antud sellised koroona hetkel öeldakse, et see on number 1 trend. Et seda saab teha. Ja seda saab teha suhteliselt lihtsalt ja seda võib täiesti vabalt teha nii, ma ei tea, turismitalus kui hotellis, aga muidugi selle vahega, et siin on kindlasti suurte hotellide inimesi, kes kujutavad õudusega ette, kui raske on seda teha nüüd sellises suures asutuses ja see on selge. Aga see on, minu arvates on see täiesti kindel, et kui kusagilt alustada, siis see selline kontaktivaba sisse ja välja minemine on vajalik. See peab olema kohustuslik, see võiks olla selline võimalus või eelistatud võimalus, aga seda praktiliselt täna ju Eestis mitte kusagil ei ole. Ja see on suhteliselt lihtsasti tehtav, vähemasti teatud suurusega asutuses. Mingi usalduse küsimus seal ilmselt tekib, aga nagu siis sellest saab nagu mööda. Järgmine asi, mis ma mõtlesin tehnoloogia peale, on see küsimus, et kui ma olen siin Tallinnas ja hakkan nüüd tulema sinu juurde või üldse mõtlema, et kas ma peaks sinu juurde tulema, siis on terve hulk asju, mida ma tahaksin teada. Ja ma võiks sulle helistada, aga ma olen ka see läpakaga tüdruku moodi inimene seal ja ma tegelikult ei taha sulle helistada nii väga kahjuks. Ja ma tahaks teada, mis ilm on. Seda ma saan internetist enam ise vaadata, aga samas piirkonnad on erinevad, eks ole. Ma tean, mul endal maal on niimoodi, et kui ümberringi on 8 kraadi sooja, aga kui tuul on õigelt poolt või kui tuult ei ole, siis mul on sealt kõvasti rohkem hoovis, sest lihtsalt on sinne tuulele suletud ja seal on mõnus. Igavene küsimus minu jaoks on see, kui soe on ujumisvesi mingil hetkel. Mitte kuidagi ei oska seda lahendada. Mingid veebisaidid on Eestis olemas, mis mõõdavad käputäit avalikke randu, aga rohkem mitte. Aga sinu juures kuidas on? Iseenesest on see ju triviaalne asi, mida proovida tehnoloogiaga lahendada. Selle asemel, et ma peaks helistama 22 turismitalu läbi ja küsima, et palju sinu Rabajärvekeses sooja on, võiks see olla ju mingisuguste anduritega lahendatud. Neid teenusepakkujaid Eestis on tervet trobikond. Elisal, Telial on asjade interneti eraldi mobiilivõrgud avatud ja neid on tegelikult vist 1-2 tükki veel üleriigilisi praktiliselt asjade internetivõrke, mis on just mõeldud igasuguste andurite jaoks ja nende andurite tulemusi saab siis peegeldada näiteks veebi, oma veebilehele, võib-olla oma Facebooki näiteks teha väike häkk, et postitatakse sinna või Instagrami näiteks, et kõik võimalused on olemas ja see on minu meelest selline lihtne asi, mida ei tehta ja samamoodi on see selline talvine suusatamise ja kelgutamise küsimus. Kas sul on seal mingi suusarada, kas seal on lumi, kas see on avatud? Ma mitte kunagi ei tea seda ja minu jaoks on õudne vaev tegelikult võtta mingi tund aega näiteks neljapäeval ja hakata neid kohti läbi helistama ja küsima, et kas sul on piisavalt soe või külm ja kas sul on ruumi. Eriti nüüd koroona ajal mind huvitab, palju sul rahvast seal on. Kui sul on ikkagi talu või hotell täis, kui sul on seal mingisugune suurem sünnipäev või pulm või keegi tuleb mingit õudset pidu pidama, siis ma ei taha tulla. Ja jällegi ma ei taha sulle helistada. Ma kuidagi lihtsalt ise jõuan enda sees järeldusele, et ilmselt on, siis ei hakkagi üldse võib-olla tulema. Ja see on barjäär minu jaoks. Aga kui mul oleks selline tehnoloogiline lahendus selle jaoks, et ma vaatan, et sul on seal soe, sul on seal võib-olla veebikaamera või teed hästi oma Instagrami, sul on see kuidagi mõnus, sul saab seal ujuda ja sul tegelikult ei ole nii hirmus palju rahvast, siis ma ausalt öeldes väga tõsiselt kaaluks seda bookimist. Ja see, kui palju seal rahvast on, seda annab ka ju erineval viisil kuhugi netti peegeldada, eks ole. Kui sul ei ole hirmus suur asutus, siis põhimõtteliselt saad seda käsitsi teha ja öelda, et mis majas on inimesi ja mis ei ole. Kui on mingi peenem lahendus, võid teha kaardi peale oma majakesed ja märkida roheliseks ja punaseks, et kus on inimesed sees ja kus ei ole. Tingimata ei pea seda tehnoloogiaga tegema. Aga ma arvan, et siin selles blokis on väga lihtsaid asju, mis mulle kui kliendile annaks väga palju juurde ja hüppeliselt suurendaks seda tõenäosust, et ma tahan sinu juurde tulla ja mis inimestega ei ole hästi lahendatavad, aga tehnoloogiaga on tõenäoliselt suhteliselt lihtsasti ja suhteliselt hästi lahendatud. Nüüd veel
on mingid kohad, kus meie huvid võivad saada kokku. Sina tahad, et su äri oleks efektiivsem, mina tahan, et mul oleks mõnusam ja rahulikum puhata. Näiteks küsimused ja eriti jälle praegusel ajal. Kas ma tahan saada oma tuppa koristajat? Kas ma üldse tahan? Võib-olla täna ei ole vaja. Või kui ma tahan, mida ta tegema peaks? Kas ma tahan, et ta teeks voodit ära või ainult viiks prügi välja või viiks mingid eilsed mustad nõud ära? Mis kell ta peaks tulema? Äkki ma tahan ise lõunaoinekut teha? Äkki mu lapsed tahavad seal magada? Tüüpiline probleem väikeste lastega. Sa olete just lõunaunne saanud ja siis tuleb koristaja. Ja siis sa võid panna küll selle sildi, et ära korista, aga siis ma kunagi ei tea, et kas ta siis nüüd üldse ei korista või et kas ma siis nüüd olen järgmise päevani selles toas. Äkki ta ikka hiljem võiks tulla ja ma tean, et ma võin helistada receptionisse ja öelda, et palun nüüd tulge, aga ma ei tee seda, sest mulle ei meeldi receptionisse helistada. Või võtame järgmise küsimuse, kas täna värsket kala on? Iseenesest täiesti loogiline turismitalu puhkaja küsimus, et tee mu elu huvitavamaks, müü mulle midagi peale, eks ole, tee, et mul oleks põnevam, aga jällegi eriti turismitalus, kus ma olen puhanud, kus pererahvas jookseb kogu aeg ringi ja uksed on lahti ja sa isegi ei tea, kus nad täpselt on. No ei taha hakata inimesi segama. No võiks olla mingi variant. Kas mul on vaja tuppa trikkrauda ja šampoone ja kogu seda muud värki? Äkki ei ole vaja. Äkki sa ei pea ostma igasse tuppa kogu aeg igaks juhuks sellist kraami. Äkki ma saan sulle öelda, kas enne tulemist või mingil hommikul, et mul nüüd oleks vaja. Ja see kõik peab olema tehtav väga lihtsasti läbi nutitelefoni. Ja see on see tehnoloogiline komponent siin juures. Ma tean, et ma saan kõiki neid asju täna nii, et ma otsin sind üles ja helistan sulle ja ütlen, et kuule, mul on selline mure. Aga ma ei taha seda teha. Ja teistpidi, sina ei taha, et su terve talu või hotellitäis inimesi hakkaks seda iga päev kogu aeg tegema. Sa pead kõnekeskuse võtma, kui seal 50 inimest hakkab iga hommik helistama ja ütlema, et mis kell nad koristajad tahavad ja mida nad tahavad ja mida nad ei taha. See ei ole hallatav. See peab olema mingi lahendustega. Ja kindlasti on üks variant, et sa otsid mingi tarkvarafirma ja lased hakata sellist lahendust kirjutama, aga kindlasti on sellised lahendused ka olemas. Ja just see minu kui kliendi vaade on seal tähtis, et ma lesin hommikul voodis ja vaatan, et mu tänane päev tuleb selline, et mind kell 10 kuni kell 16 ei ole, et tulgu koristaja siis sel ajal, aga tehku ainult voodi ära ja siis ma rohkem ei taha, et ta teeks. Ja oluline on see, et mul ei ole sularaha, mis hotellides ei ole probleem, aga paljudes väiksemates asutustes kindlasti on probleem. Põhimõtteliselt see, mida ma siin kirjeldan, on mingi väga lihtne e-poe lahendus, et iseenesest on parema puudumisel kiire häkina tõenäoliselt võimalik panna püsti selline veider e-pood, kus müüakse koristajat ja värsket kala ja kus kas siis on hinnad või ei ole hinnad juures ja konto asemel on toanumber või midagi sellist, et isegi kui sa ei hakka mingit tarkvara kirjutama, siis ma ennustan, et mingi olemasolev e-poe tarkvara teeb mingi osa sellest ära. Või äkki on see Google'i vorm näiteks või Google'i mingi spreadsheet, mida sa saad lihtsalt teha ja jagada kõigile oma külalistele välja, kui see on mingi avalik link, kui sa paned näiteks kirja, et mis on mingid päevamenüüd, mida ma võin tellida ja ma panen sinna järgi, et tuba number 3, 4 portsjonit, palun. Et see ei pea olema mingisugune hirmus lahendus, mida nüüd aasta aega 10 inimest programmeerib ja mis läheb kalliks. See võib olla midagi hoopis lihtsamat ja minu kliendi jaoks nagu eriti vahet ei ole. Minu jaoks on lihtsalt tähtis see, et ma saan teha selle otsuse ära mööda minnes ilma sind üles otsimata. Ja siit me jõuame selleni, mis on ka hästi suur probleem ja mida saab põhimõtteliselt samamoodi lahendada, nagu ma seda eelmist plokki kirjeldasin. Palun müü mulle peale. Nagu me mäletame, mina tahan, et sina teeksid mulle selle puhkuse. Et mul oleks nagu hea, kui ma tulen sinu linna, sinu hotelli, sinu turismitalusse, sinu maakonda, kuhu iganes. Ja mis on nagu tüüpiline probleem ja mitte ainult minu, vaid tõesti iga inimene, 10 inimesega rääkisin ja nad ütlesid, et neil on kõigil täpselt see sama probleem. Nad ei leia neid teenuseid üles. Ja ma tean, et on olemas nii EAS-i kui ma ei tea, võib-olla kellegi teise tehtud igasuguseid saite Puhka Eestis ja mis nad kõik on. Ja seal on paljud nendest pakkujatest olemas. Aga ma leian, et see kasutajaliides ei sobi mulle. Ma ei taha oma puhkuse laupäevast, samal ajal kui lapsed karjuvad ja nõuavad õueminekut, kulutada tundi või 2 selleni, et ma hakkan vaatama, et nii, mis mul siin ümbruses on, kas ma saan ka nuumat, ka täna ei ole ilus ilm, aga äkki pärast lõunat on ilus ilm, kas kell 2 saab, no kus pakutakse, kus on tenniseväljak, kas sinna saab minna,
kas me õhtuks saame sauna panna, mis kellaks, mis kell see vaba on, kas ma saan võtta jalgrattad või paadi. Jällegi, kas need on olemas, kui suur see on, kus seda saab, kuidas see kõik käib ja isegi lihtsam muidugi on nende teenustega, mis on sinu enda asutuses olemas, kui sul on need jalgrattad seal nurgas. No võib-olla ma tulen siis sinna receptionisse ja küsin, aga palju keerulisem on kogu selle ümbritseva infrastruktuuriga, eks ole. Sul on naabrimees, kes pakub mingit ratsavärki ja teine naabrimees, kes pakub vibulaskmist ja kolmas naabrimees, kes pakub kanuumatku. Ja ma ei leia neid üles. Ja ma ei taha kulutada seda aega, et neid otsida. Ja ma ei taha oma puhkusest kulutada seda aega, et ma kuuleks, et nad täna ei ole avatud või homme on suur grupp peal, et ei saa. See on õudne vaev ja mul jääb ostmata. Ja see on hästi tüüpiline. Mul jääb kogu aeg selle pärast ostmata. Ja ma tahaks seda, aga samas ma tahan neid teenuseid tarbida. Ja ma tahaks seda teha samamoodi, nagu ma mingi Wolti äpist süüa tellin. Mis mul siin ümber on? Mis kell on vabad ajad? Mis kellaks ma saaks minna? Palju see maksab? Palju meid tuleb? Next, võib-olla maksan ära ja tulen. Ja ma tean, et seda on üritatud teha Eestis väga palju. Ja mingit juppi sellest vist lahendab TripAdvisor ja mingit juppi sellest lahendab Airbnb oma nende experience'idega. Et kui muud ei saa, äkki ennast siis liidestada vähemasti sinna, et mul tekiks see võimalus. No, küll oleks tore, kui mul oleks mingisugune, iga turismitalu või iga kanuumatka pakkuja muidugi ei suuda seda lahendust endale teha, eks ole, äpi kujul. See on uskumatult kallis. Aga äkki näiteks linna, maakonna, riigi peale äkki kuidagi saaks. Ja äkki saaks siis kuidagi nii, et see back-end seal oleks ka hoitud. Et kui need teenused seal on, et nad siis ikkagi reaalselt ka töötaks. Et mu kliendina tekib see usaldus, et kui ma sealt midagi bookin, siis see on olemas ja ma saan selle ja mul on üks mure vähem ja ma võin selle eest maksta mugavustasu peale. See ei ole probleem, sest täna mul jääb lihtsalt ostmata. Aga mingit juppi sellest saab tõesti lahendada ka selle sama jagatud mingisuguse Google'i tabeliga või nagu muud moodi ei saa, siis kas või läbi Messengeri pagan võtaks, et mingid variandid on olemas. Aga see on reaalne probleem ja see on olnud nagu selline pikk unistus, ma tean. Hästi paljud inimestel pikka aega. Siis on omaette kategooria, ma arvan, mis praegu on selle kriisiga tekkinud, on, kas teil tööd saab teha. See on ka tehnoloogiline komponent. Kui kiire netiühendus sul on? Kas sul seal turismitalus või hotellis on fiiber? Kui sul on wifi või ma saan wifi, mis on nõrk ja kõigu peal läheb umbe või ma saan kaabliga oma arvuti külge panna. Kui kiire 4G sinu juures on? Ja ma tingimata isegi ei taha, et sina maksaksid minu 4G arve kinni, kui sul püsiühendust ei ole. Ma võtan selle modemi ise kaasa, aga ma tahaks teada erinevad operaatorite keskmisi kiirusi võib-olla näiteks sinu juures, mille võiks vabalt kuhugi kodukale välja panna ja ma saan tööd teha. Kas sul on töökohad, töönurgad, mingi ait, mida ma saan kasutada? Ma endale suvilasse ise sisustasin sellise ad hoc töönurga, ma ei tea, vist 100 euro eest. 70 euro eest sai kasutatud monitori, 20 eurot oli klaviatuur ja 10 eurot oli hiir ja natukene kaableid sinna juurde, et ma saan minna oma sülearvuti, lükata plõksti sinna külge ja teha nii-öelda suure arvutidega tööd ja vaadata samal ajal rohelist metsa. Väga mõnus. See ei ole kallis, aga see võiks olla kindlasti argument ja see on selline tehnoloogiline komponent, kui te soovite. Ei midagi keerulist, aga need tehnoloogia asjad ei peagi olema mingid sellised keerulised, et millest kellegi jõud üle ei käi. Välja arvatud juhul, kui sa oled Tallink, eks ole, siis su kategooria on teine. Aga kui sa ei ole Tallink või sa ei ole suur asutus, siis minu meelest peakski sellest tehnoloogiast mõtlema just täpselt niimoodi. Mis on 5 lihtsalt ja odavat asja, mille ma saan praktiliselt ise tehtud. Ja sealt tekib siis sellist kaasuvaid küsimusi, et kes mu lastega senikaua tegeleb ja kas ma saan mingi normaalse lapsehoiu bookida jälle mitte nii, et ma hakkan ise sinu poolt antud numbreid läbi helistama naabritüdrukuid, vaid see asi käiks kuidagi, ma ei tea, 21. sajandi moodi rohkem. Ma ütlen kuskil äpis, et olgu olla ja ma tean, et selle eest on hoolitsetud. Ja veel üks oluline punkt, mille ma panin siia, mis käib tegelikult kogu selle jutu juurde, et alati ei tasu mõelda, et nüüd ma tulen kuskilt tee juurde puhkama ja ma nii kohutavalt tahan veel rohkem tehnoloogiat. Et ma tahaks mingis virtuaalreaalsuses olla ja digitaalseid maastikumänge ja et ma tahaks, et mul oleks midagi ümber pea, käe ja jalgade ja kõik logitakse internetti ja kõigil oleks hashtag küljes. Ma tegelikult ei taha üldse seda. Ma arvan, et see on väga vale viis tehnoloogiast niimoodi mõelda. Ma tahan seda vähem.
mul on seda juba niigi tegelikult väga palju ja kui vähegi võimalik, ma ei tahaks üldse mitte midagi sellest. Välja arvatud siis need minu enda vajalikud asjad, et ma tahan võib-olla jupikese tööd teha oma läpakaga, milleks mul on vaja mingit kohta ja normaalset netiühendust ja ma tahan sõpradele saata pilte ja videosid ja võib-olla oma spordiäppi käivitada, kui ma jooksmas käin, aga ma tegelikult ei oota, et sina mulle mingisuguse tohutu digitaalse Disneylandi sealt pakuks. Ma absoluutselt ei tahagi seda. Seal on mingeid asju, mida alati võib teha. Mine Euronixisse osta droonid, on ju, või sellised labased soovitused. Või et sul võiks olla mingi ruum, kus on tohutu hulk legosid, millega mu lapsed saavad tegeleda. Aga see ei ole mingi unikaalne tehnoloogiline komponent, mida EAS meilt ootab, et see on terve mõistus minu arust. Ja üks asi, mida veel arvestada kogu selle juures on see, et nagu ma esitluse siin alguse poole ütlesin, et kõik su kliendid ei pruugi olla digitaalsed osavkäpad. Et hästi palju uusi inimesi on juurde tulnud praegu seoses selle kriisiga siia internetimaailma ja nad teevad seal oma esimesi samme, nad tahavad justkui ja nad on saanud julgustust, aga nad võib-olla hästi ei oska. Et ma arvan, et oluline on see, et sul see vana hea kas telefoni või füüsilise teeninduse võimalus on ikkagi alati olemas või siis sa pakud ka digitaalse teenuse juures näitad selgelt ära, et kus see tugi on, et kui inimene jääb hätta, et ta saab sulle kohe helistada ja öelda, et ma jäin hätta ja et see on okei, et sa meile helistad, et ma aitan sind läbi siis sellest. Ja see võtab maha selle, et neid tehnoloogilisi asju ei saa kunagi planeerida 100% sellise loogikaga, et kas kõik või mitte midagi. Kas kõik kliendid või mitte keegi või et kas see asi, mida ma plaanin, töötab igal juhul või ei tööta mitte kunagi. Vaid see on alati selle 80-20, et enamuse võtame maha, enamus saab hakkama, aga äkki 20% ei saa või äkki 15% ei saa. Et nendele peab olema ikkagi mingisugune viis pakutud. Ja nüüd ma jõuan siis selleni, et mida teile tõenäoliselt tahetakse müüa ja jällegi siin on erandeid, kui sa oled Tallink, aga kui sa ei ole, Tallink ma mõtlen siis jutumärkides või Tallinki tüüpi suur ettevõte, aga on teatud sellised võlusõnad, millest ma mõned olen siia välja toonud. Esimene asi, ära lase endale teha äppi. Sul ei ole seda vaja, äpp on kohutavalt kallis teha, kohutavalt kallis on teha head ja iga kord, kui tuleb uus telefonipõlgkond, uus tarkvara, siis see äpp võib sul minna katki või ta ei näe enam ilus välja või ta ei tööta normaalselt ja ta ei ole kaasajastatud ja ühesõnaga sellised äpid, mis ei ole äride nurgakivid, nii nagu Boltil on takso äpp, mis ongi kogu nende äri. Sellised äpid surevad ära. Ja pool mu telefoni on täis surnud äppe, mis on tehtud sellises hoogtöö korras. Paljud neist on tehtud Eestis avaliku raha eest, jumal teab miks. Need on surnud. Nii et ära pane seda 10, 15, 20 000 sinna äppi, vaid vaata, et su teenused oleksid läbi veebibrauseri ligipääsetavad. Ehk mobiilne veeb on selle nimi. On mul arvuti, tahvel või telefon, ma saan läbi mobiilse veebi sinu teenust kasutada. Ja see on see, mida ma tahan. Virtuaalreaalsus, täpselt sama. Nii nagu ma alguses näitasin, virtuaalreaalsus seadmete hulk maailmas on nii väike, et tõenäosus, et keegi üldse satub sinu kalli raha eest suure vaevaga tehtud VR-videole, on praktiliselt olematu. Müügi või turunduskuluna see võiks olema, ma arvan, hull, kui sa sellise asja endale sisse võtad. Ära lase. Ja isegi kui mul on see kuskil kapis, nagu ta mul oli siin 8 kuud, ma ei hakka sinu hotelli või turismitalu või vibulaskmise pärast seda mitte kuskilt välja kookima. See on välistatud. Ja viimasel ajal hästi popp on ka Facebooki ja muud chatbotid, et ma tulen su kodukale, hüppab mingi aken lahti ja küsib, mis ma saan teha? Ma olen robot Jüri, et räägi mulle. Ja nii palju, kui ma neid Eestis olen proovinud, ükski ei tööta. Pigem nad lihtsalt võtavad aega mult ära, enne kui ma jõuan siis nii-öelda selle päris inimeseni, päris teenindajani. Et seda ei ole mõtet teha, sinna ei ole mõtet seda raha kulutada, jällegi välja arvatud, kui sa oled Tallink või näiteks üks enam-vähem täitsa isegi hästi töötav, ma tean, Eestis on Elisas, selle nimel Annika ja ma natuke Elisa inimestega rääkisin, et mis nende nagu nõuanne oleks, et kuidas teha sest töötavad chatboti. Ja neil oli väga range loogika seal taga. Nad ütlesid, et nemad hakkasid seda arendama seetõttu, et neil tuli sisse klientidelt hästi palju täpselt samasuguseid küsimusi, millele inimvastamise aeg oli lihtsalt väga pikk. Tüüpiline näide on see, et ma lendan homme Kreekasse ja et palju mobiilside mulle seal maksab.
ja see sõltub hästi paljudest asjadest, mis pakett sul on, kas sul on Euroopa Liidu mingisugused minutid või gigabaidid, palju sa nendest oled ära kasutanud ja nüüd inimteenindaja peab hakkama seda erinevatest kohtadest välja otsima ja sulle personaliseeritud vastust andma ja see võtab väga kaua aega, samal ajal kui robotil võtab see alla 1 sekundi. Ja sellisel hetkel leidsid nad, et neil on mõtet kulutada raha selle chatboti arendamisse ja nad on väga rahul sellega. Aga nad panid ka selle roboti tasuvuse 10 inimese peale. Ehk et kui sul juba 10 inimest tegeleb sama tüüpi probleemide lahendamisega, mingitele kõnedele, meilidele vastamisega, siis ära 11. palka, et siis sul peaksid väga tõsiselt mõtlema, et kas sa saad teha endale roboti. Või, mis teie sektorist tõenäoliselt on natuke erinev, on see keele küsimus, et robotid võivad vastata erinevates keeltes ja siin võib midagi peidus olla, aga tuleks läheneda hästi ettevaatlikult sellele. Ja kiiresti veel paari minutiga ma käin üle turunduse koha, ehk ma pean sind üles teidma kuidagi ja ma ülitõenäoliselt leian sind internetist ja internetis on see e-turundusega on selline asi, et siin mitte mingit imet ei saa teha. Kui oled sa, nüüd on see koht, kus ma ütlen, et vahet pole, kas sa oled Tallink või väike ettevõtte, ma ei käi sinu Facebooki lehel lihtsalt ise. Ma ei satu sinna, see jääb minu eest peitu. Ehk see e-turundus on lihtsalt minu jaoks vastik töö, et sa lihtsalt teed seda, teed ja mõõdad. Ja teed ühe kampaania ja mõõdad ja teed teise ja mõõdad ja muudad sihtgruppi ja mõõdad ja iga päev natukene tiksutad, väike postitus siin, väike mingi asi Instagramis ja lihtsalt vaatad, jälgid oma SEO-sid ja seda on kõike võimalik outsource ida. Aga see on selline igapäevane töö, mis tuleb teha. Ja üks huvitav asi tegelikult on see, et ega enamus Eesti turismiasutusi ei ole ju väga suured. Ja siin on see küsimus, et aga palju sul üldse neid inimesi nagu vaja oleks, kes sulle selle äri ära teevad. Ma vaatasin huvi pärast eile Hiiumaal võib-olla siin on keegi, tervitan Dagenhaus ja neil oli, kui ma õigesti mäletan, kas see oli 7 maja ja 5 tuba või oli vastupidi. Igatahes ma vaatasin, neil on põhimõtteliselt vaja, selleks, et kogu äri oleks täis, on neil vaja 12 inimest nii-öelda siis, kes midagi bookiks teatud perioodiks. Ja see on väga vähe ju, sest 12 inimest tuleb perega või äkki nendest mõni tuleb sõpradega ja meil suvel on üldse ainult heal juhul 10-12 nädalat ja see inimeste hulk, kelle sa pead ära veenma, et tulla sinu teenust tarbima, on väga-väga väike. Sa ei pea sugugi jõudma miljonite inimesteni, vaid sa pead võib-olla jõudma 200 väga õige inimeseni. Ja see, ma arvan, see muudab, ma arvan, seda, et kuidas sa oma turundust saad teha ja palju sa pead sellele kulutama. Ja me elame kõik komistamismajanduses, nagu praegu öeldakse, ehk et ma ei käi veebilehtedel, välja arvatud siis mõned suured, vaid ma satun sinna. Ma pean sattuma sinu juurde. See link peab mulle kuskilt ette jääma. See peab mulle Instagramist paistma huvitavana, või võib-olla mõni mu sõber peaks mulle selle saatma. Ja nii edasi, sa pead mulle sättima sellised kivikesi tee peale ette, et ma sinuni jõuaks ja siis veel ja veel, et sa mul meelest püsiks ja siis veel ja veel, et ma selle bookingu, selle broneeringu kuidagi siis ka nagu ära teeks. Ja kui ma tulen siin Dageni juurde tagasi, siis teatav selline brändimine kindlasti aitab, et see jääb mulle meelde. Miks nad mul meeles on, see on hea küsimus, aga nad on midagi teinud järelikult õigesti, et nad on mul meeles. Ja kui ma mõtlen, et peaks minema Hiiumaale, siis ma mõtlen automaatselt neile. Ja seda saab teha läbi sisuturunduse ja läbi meediakanalite. Ja ma panen siia lõppu hea näite, kes ei ole, võib-olla mõni teist on näinud, selle vanamehe nimi on Scotty Kilmer ja tema teeb autovideosid ja just äsja hiljuti postitas ta teate, et tema on siis number 1 do it yourself autokanal YouTube'is miljardi vaatamisega. Ja ta on lihtsalt, ma arvan, inspiratsioon sellele, et kui te ka mingit e-turundust või YouTube'is midagi tahate teha, siis see ei pea olema tehnoloogiliselt kuidagi üliprodutseeritud. See võib olla väga lihtne asi. Minge vaadake Scotti videosid, siis te näete, et kuidas karismaga ja lihtsalt 1-2 odava kaameraga saab teha miljard vaatamist YouTube'is. Ja tulles tagasi veel nende millennialide juurde, siis nemad on eelkõige need, eks ole, kes läbi interneti tee juurde komistavad ja siin on tõin välja nagu teatud asjad, tegelikult ma lihtsalt kordan need üle, et mida selliste inimeste püüdmiseks vaja, mida nad otsivad. Ja kogu see e-turundus on ka sellise tugeva sellise tehnoloogilise lõhnaga, aga ma arvan, et seda slaidi te võite siis pärast vaadata, et näete, on aega natuke küsimusteks ka. Aitäh!
nii, aitäh, Henrik. Küsimusi meil sellesse chati on tulnud praegu suhteliselt vähe, mõned on, ma kohe nende juurde tulen. Ja kindlasti võite sinna neid praegu juurde kirjutada, aga kes ei ole chatil pilku peal hoidnud, siis ma seda soovitaks küll, et vaadake seda nüüd läbi, sest seal on päris erinevaid arutelusid ja erinevate teenuste soovitamisi üksteisele käima läinud, et alates siin online registreerimisest ja mobiiliga ukselukkude avamisest, et vahetatakse kogemusi ja teenusepakkujate andmeid, nii et ma ei hakka seda ette lugema, aga seal kindlasti on palju kasulikku. Ma vaatasin, Henrik, et väga palju sinu jutt meil seda polli tulemust ei muutnud, et jätkuvalt need, kes ütlevad, et tunnen ennast mugavalt, on 36%. Natuke vähenenud. Jah, et kui sa alustasid, oli 39, nii et ikkagi jäime endale kindlaks. Ja, no ma just tahakski nagu rõhutada, et ma arvan, et seda tehnoloogiat vaadatakse just sellise nagu hirmuga või et see tundub nii suur, et ma nüüd pean kohutavalt suurelt selle ette võtma ja mis on meil see Eestis, on see kuulus näide, on see SKAIS2 infosüsteem, vaata see mingi sotsiaalkindlustuse asi, mida on, eks ole, aastaid ehitatud ja siis uuesti ehitatud ja järjest rohkem raha maetud, et see tehnoloogiaga ongi see jama, et kui sa selle algusest peale väga suureks ajad ja mõtled, et millise uhke lossi ma nüüd siia ehitan, et siis ta läheb kiiva ja edukad on need tehnoloogilised projektid, mis on väga läbimõeldud, väga konkreetsed, ma tahan lahendada võt täpselt seda ja ma otsin kõige varema klotsi, et just seda teha ja ma teen selle väikse asja ära, selle väikse muutuse ja siis vaatan edasi. Et ma arvan, et see on väga oluline niimoodi teha asju. Ja, mulle üks reaalelu näide, mis hästi meeldib ja kes meil esimeses webinaris osalesid, nüüd juba kuulsid ka, on Nopri, kes selle kriisi ajal tegi hästi selgelt väga lihtsate vahenditega sisuliselt sellise tellimisvormi, hakkas alguses vedama siin üksikutesse kohtadesse, täna minu meelest on pool Eestit, mida ta siis veab otse laiali kodudesse ja Tiit Niilo peremees siis just see nädal saatis kirja, et kuigi eriolukord sai läbi, siis meie ei kavatse küll lõpetada, eks ju, ja arendavad edasi, nii et nad on täpselt seda teed läinud, mida sina kirjeldasid siia turismi konteksti ka, on ju. Mulle hästi meeldis see, et teha neid peatusi ja küsida, et oota, mis probleemi ma ikka lahendan, eks ju, et mitte need kellade, viledega karbid, on ju. Aga vähemalt üks küsimus on tulnud siin, et kas sul on äkki mingisuguseid numbreid selle kohta või silma jäänud kuskil, et nüüd selle kriisi ajal need virtuaaltuurid, mida pakutakse, mõned varasemast, mõned, mis on nüüd loodud, et nende populaarsust kuidagi hinnata, on see kasvanud, kahanenud või on need täiesti salajased? Ma ei oska öelda, jah. Et kui Eestis neid keegi pakub, et ilmselt nad saavad ise öelda, aga ma olen küll üsna kindel selles, et see suur, on olemas termin nagu Zoomi väsimus. Zoom fatigue on selle nimi, mis siis iseloomustab seda tüdimust videokonverentsidest ja sellest, mida me siin praegu teeme. Et inimesed ikkagi pikki silmi ootavad, ma arvan seda, et saaks tagasi minna sellesse päris ellu, et mina väga usun sellest, et inimene jääb inimeseks ja ta tahab teiste omasugustega kokku puutuda ja näha ja olla ja ikkagi käia reaalselt, et ma mingid hirmus suuri pikki arendusi ja plaane nüüd selle virtualiseerimise peale kindlasti nagu ei teeks, et kui ma ise mõtlen, et kas ma viitsin virtuaalselt sinu rabamatkal osaleda, et siis ei. Siis natukene seal chatis see ei olnud küsimus, aga seal oli sellised kommentaarid ja mõtted, et me peaks seda tehnoloogiat meeles pidama, et see on ikkagi eelkõige nagu suhtluse jaoks, siis mina niimoodi sisimas tahaks natukene vastu vaielda, või nii takka kiita, aga laiendada, et üks asi on suhtlus, aga teine on ju ikkagi see, et väga paljudes kohtades, mida sina ka kirjeldasid, ta aitab mingisuguseid protsesse teistmoodi teha ja võib-olla nagu protseduure teha nagu kas sinu kui kliendi jaoks mugavamaks või minu kui pakkuja jaoks nagu efektiivsemaks. Et kas sa nõustud, et on ikkagi natuke laiem kui ainult suhtluse teema? Ei, no loomulikult, et vaatsin siin keegi juba küsis ka chatis, mis oli väga asjalik, et kas keegi GuestJoy'd kasutab, et see on see Eesti idufirma, mis ka teatud juppi sellest probleemist lahendab, mida nendest probleemidest, mida ma siin kirjeldasin, et kõige parem tehnoloogia on ju see, mis töötab märkamatult taustal. Niimoodi, et sa ei saa arugi.
et seal nüüd mingi tehnoloogia oli vahel, et sina tahtsid midagi saada, sa said selle kiiresti, efektiivselt, mugavalt kätte ja lähed oma teed. Ja see, kas seal vahepeal on mingi tehnoloogia või ei ole, see ongi hea, kui see üldse nagu välja ei paista. Et see on nagu tõeline kunst, on see asi niimoodi tegelikult püsti panna. Ja et ta muidugi on laiem ta on palju laiem kui suhtlus, et see suhtlus on oluline osa sellest, aga ma arvan, veel olulisem just see, et ta on ikkagi see veevärk, need torud, kust mööda vesi voolab. Siis üks minu meelest nagu geniaalne asi, mille peale ma ei tulnud, aga mis sa kohe alguses tõid, et me rääkisime esimesel korral sellest, et väliskeskkonna kohta just neid nii-öelda infokillukesi korjata, aga need graafikud, kus sul olid siis, eks ju, need App Store'i laadimiste trendid, eks ju. Mõtlesin, see on ju geniaalne, praktiliselt reaalajas indikaator selle kohta, et mille vastu inimesed praegu huvi tunnevad. Ta ei lähe väga detailseks, aga mingite selliste valdkondade mõttes, et minu meelest inimesed võiks selle küll üles noppida, et seal on... Ja siin, vaata, see on ju see üks palju räägitud võlusõnasid on big data, et see andmekaeve, see ongi ju see. Sama, et seal taga on tegelikult käinud mingid tohutud tehnoloogilised protsessid, mille tulemuseks on need 10 graafikut, mida meie nägime. Ja see on tehnoloogia töötamas oma sellisel parimal moel, eks ole, et sadade miljonite tehingute mingid andmed agregeeritakse ja esitatakse siis inimestele viisil, mis võimaldavad sulle öelda, et vau, kuule, väga lihtne, aga taustal on midagi väga keerulist. Et ma arvan, et samamoodi on kogu selle big data ja igasuguste asutuste süsteemide jooksutamisega nagu üldse, et ega ka sina näiteks, ma ei tea, hotelli omanikuna, sa ei taha ju, su eesmärk ei ole hommikul ärgata ja hakata tehnoloogiat kasutama. Su eesmärk on küsida, et kas ma saaks midagi teha, et veel rohkem elektrienergiat kokku hoida näiteks. Ja see tegelikult keerukus tuleb sealt, et kuidas need asjad lihtsaks teha. Ja mina oma taustast tulenevalt mõtlesingi seda kuulates siin ka, et see sama slaid, kus sul oli see, et nagu pakkuja probleemid ja kliendi probleemid, eks, et seal vist kas 6 või 8 asja oli välja toodud, et mina soovitaks kõikidele ka, et võtke need probleemid ükshaaval ette ja tegelikult tehke iga teema kohta piltlikult öeldes nagu ajurünnak, et need vastused või need ideed, mis sealt nagu välja hüppavad, ei pruugi olla üldse sellised nagu esmajoones silma jäävad, vaid võtta ikkagi iga asi eraldi fookusesse ja sealt otsida, on ju, et ja mis on ju idufirmade mantra, on see, et räägi oma kliendiga. Räägi. Ja me natuke pelgame seda, sest et jumal teab, mis ta ütleb. Äkki ta hakkab ise ka mõtlema, et miks ta ikka just minu juurde tuli ja mis ta siit üldse tahab saada. Aga ma arvan, see on erakordselt kasulik, et kui sa proovid aru saada, et mida su kliendid nagu arvavad sellest teenusest ja mida inimesed ei oska hästi öelda tegelikult tavaliselt, mida nad tahaks. Kui sa küsid, et kas sa tahad X, Y, Z on ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 reastad asjad üles, et nad ütlevad, et tahaks neid kõiki. Aga et mida nad siis tegelikult tahavad, mille taha jäävad just mingisugused pealemüügid ja ütleme, parem kliendikogemus või kuidas sa peaksid oma äri muutma, et seda saab teada ikkagi ainult klientidega suheldes, et muud moodi ei saa. Ja, just. Ja siis siuke naerunäoga kommentaari, mis ma endale tegin, et minu meelest üks väga vahva termin, aga sügava ivaga oli see komistamismajandus. Et ma ei ole seda ennem kuulnud, et väga hea, et sättige siis oma potentsiaalsetele klientidele otsa, tee peale ette neid asju, mille otsa nad saavad komistada. Ja, see on väga tähtis, jah. Ja ma ikkagi tahaks, et kui me siit nüüd laiali läheme, et siis et tõesti jumala eest, välja arvatud, kui sa oled tõesti suur ettevõte, aga et sa ei hakkaks ostma mingisugust kompleks tehnoloogilist teenust, mingit hirmsat lahendust, et see minu arvates on kõige olulisem. Lahenda väikseid juppe, lahenda nutikalt. Kogu Eesti e-riik on tehtud nii odavalt, et läänemaailmas siiamaani imestatakse selle üle, et kuidas see on võimalik. Ja see on võimalik täpselt selle sama asja pärast, mis ma rääkisin. Keegi ei hakanud tellima mingisuguselt Ameerika konglomeraadilt hirmsat lahendust. Just. Meil on üks kommentaar seal chatis tulnud, see on küll privaatselt tulnud, aga ma vastan avalikult, et üks osaleja ütleb, et ta ei näe praegu, et kus ta saab seda chati vestlust jälgida, et me kindlasti hoolitseme selle eest, et see, mis siin on, oleks nagu teile pärast ka kättesaadav.
ja siis, kes on näinud seal chatis üleval, on meil see järelvaatamise link ka, ehk et kuna siin oli juttu ka, et ei viitsi portaalis kaua aega nagu sobrada, et siis selleks, et need varasemad webinarid kergesti üles leiaksite, on see link siin otse link kättesaadav. Nii, ja siis kas keegi oskab soovitada head broneerimisäppi, mida kasutada Vana-Võrumaa suitsusaunade kampaania broneerimiseks? Et see ma saan aru küll chatis pandud kõikidele, aga äkki viimase küsimusena, Henrik, sa oskad selle? Ei, no ma tulen tagasi oma selle avaslaidi juurde, et ma kahjuks ei öelda, et kuidas keegi peaks oma äri jooksutama, et seal ongi, ma arvan, et see võtab aega kõik, et rääkige kolleegidega, guugelda, vaata, loe foorumeid, et see võib vabalt võtta nädal aega. Et ma ise otsin ka tarkvara, mida oma töös ära kasutada, et see võtabki aega, aga see väike proovimine ja see asi läbi teha, et mis täpselt sulle sobib, mis on sulle käe ja meele järel, et sa leiad selle ja see asi nagu tõesti, et see tingimata ei pea olema ka mingi hirmus äpp, selles mõttes, et ega ma tõesti ei taha oma telefoni tõmmata ühte äppi juurde, ma arvan, et see selline äpi kesksus on üks suuremaid müüte, mida see nutitelefoni aeg on meiega kaasa toonud, et isegi kui sa saad inimese seda laadima alla oma telefoni, siis sa võid olla päris kindel, et ta seda enam mitte kunagi ei ava. Välja arvatud juhul, kui see äpp ongi sinu äri. Ja see on see, miks näiteks Bolti taksoteenus töötab ja Tulika oma läbi äppi ei tööta. Vähemasti kaugelt mitte nii edukalt. See on, minu jaoks on alati üks kontrollküsimus olnud ka see ettevõtjatele, et kui nad tahavad seda äppi teha, ettevõtja või ka piirkonnaturunduse kontekstis, et palun mõtle nüüd oma viimasele 5 välisreisile, eks ju, ja kui mitmes kohas sa mingi kohaliku turismi äpi nagu alla laadisid, eks, ja enamasti nad tegelikult peale järelmõtlemist ütlevad, et ega eriti ei ole, et selles mõttes kinnitan seda mõttekäiku. Ja ma tahtsin selle kommentaari ka veel öelda, et võib-olla ka otsides neid lahendusi, siin nüüd see broneerimisäppi näide oli, aga et üks asi on, mis on olemasolevad broneerimisäpid, teine on see sama Henriku soovitus, et võib-olla hakata mingit hästi lihtsate lahendustega pihta ja kolmas on see, et mõnikord võib-olla hoopis kuskilt teisest valdkonnast või teise probleemi lahendamiseks algselt tehtud asi sobib, nii et natukene sükest kõrvalt otsimist võib ka nagu kasuks tulla. Ja ma just vaatan, et chatis siin keegi oli kirjutanud, et miks mitte jätta pakiautomaati hotellitoavõtti või turismitoavõtti. Jumal eest, muidugi. Jätta kus iganes, jätta kivi alla või pakiautomaati on ju, et peaasi, et see sinu jaoks töötab. Ja kui see toimib, siis anna minna, muidugi. Siin on üldse, ma soovitan seda chati tõesti lugeda, et siin ongi täpselt see, mida ma lootsin, et on käima läinud, et inimesed jagavad konkreetseid kogemusi, eks ole, mida nemad on ise tehnoloogiaid ja ettevõtteid, mida nad kasutanud on, et mida mina ei saagi teada, aga teie teate ja jagate oma vahel. Ma arvan, et see on väga kihvt. Nii, aga kui nüüd praegu rohkem küsimusi ei ole, siis ma arvan, et see on paslik koht, kus me võime oma tänasele vestlusele joone alla tõmmata. Kui me oleks ühes suures saalis, siis aplodeeriksime sulle, Henrik, et aitäh, minul oli ka väga huvitav. Ja osalejatele siis ütlen seda, et see tänane video läheb ka järelvaatamiseks sinna samasse Puhka Eestisse, et kui sa kolleegile tahad näidata, kes täna ei saanud mingil põhjusel olla. Ja esmaspäeval on meil siis 4. kord ja siis me räägime rahast. Räägime natukene hinna kujundamisest ja ärimudelist ja kõigest sellest poolest, nii et tulge siis kindlasti tagasi. Ja praegu siis suur tänu ja minge ja hakake rakendama asju. Aitäh teile ja edukat päeva!